näitas, see on inimene. Kes teab meie tegelikku päritolu, mitte ajalugu, historiat. Historia, see tähendab historia. Toorast võetud luulugu, mille järgi me kõik elame, mis on tegelikult suur pettus ja mis on tegelikult minevik. Ma nimetan seda ajalooks, ma nimetan seda lihtsalt minevikuks. Ja meie minevik on ülivõimas. Me ei palu mitte kedagi põlvili kuskil kirikus, kes praegu tuleme ennast solvuna, siis ärge solvuge. Kirik võtab ära inimese energia, surub põlvili ja võtab ära tema eluväe. Ühesõnaga, me olime nii võimsad, et me olime ise loojad. Ja näete, ma panin siia aastaarvud. Kuskil 600 aastat tagasi, enne kui tekkis Kali Yuga, siis kosmiline kall elas inimene üle 1200 aasta. Veel ma lähen tagasi kuskil 180 000 aasta ette, kui oli esimene suur ujutus, kui lasti alla üks kuu meil 3 kuust, siis inimesed elasid igavesti. Veel Peeter Esimese aeg, Peeter Esimene, kes siis pandi vahetusse, kes tegelikult käis Olanis, tagasi oli teine mees, hakkas siis hävitama Venemaad, et me olime sealt pärit kõik see vedalik inimene on pärit idast sealt. Nii et meie juured on seal Tsaari Venemaal, ütleme lähijuured, kauged on kõik Superboreal, Põhjamandril ehk siis Darial. Ja Peeter Esimene, kes siis tõi siia kartuli, tõi siis teraviljad, tõi siis alkoholi, tubaka, amitsaliselt. Ja hakkas inimesi siis sellega söötma, mis inimesi ummistab, hävitab. Andis välja ühe ukaasi käskirja hävitada ära kõik inimesed, kes on vanemad kui 300 aastat. Inimesed elasid siis 345 umbes, ütleme. Et veel 60 aasta eest, enne kui hakkas kasvõi talve, elati üle 1200 aasta. Mina mäletan, kui mina olin poisike, siis vanaemad, ütleme ajal, see aeg võib olla hilisemal päeval, paneme siia teise aja, 1971 paneme parem võib-olla. Elasid kuskil 90 pluss, olid kõrgeäälised enne. Praeguselt ütleme veel, ma ei pannud nulle, ma panin ühe kellaga lõppu. Liiga ühendis. Et alles hiljuti elasid inimesed 65 ja mitte aeg edasi, ma ütlen, et siin 12 aasta pärast elavad 45. Miks? Praegused lapsed, kes sünnivad juba kolmandiku ulatuses santidena, muutuvad 5-6 aasta jooksul veel see kolmandikust kuni pooleni see osa muutub ka sandiks, kuna kohe ilme kõik need geenrikked. Siis praegu sünnivad pooled lapsed, ütleme, juba santidena. Need sandid ei ela eriti kaua. Nende suurim eluiga hakkab 45 aastat. Ehk siis põllusiva hakkab palju varem pihta. Ja me räägime inimarengust. Areneme. Kuhu poole? Ja seda kõik siis teeb seda ametlik teadus, need söömisnõustajad, kes siis koolitab välja inimesi, arstid, teadlased, kes siis on haiged, köhivad, on täis erinevaid parasiite, nad ei tea lihtsalt midagi ja kõik ravivad siis inimesi millega, millegiga kemikaalidega. Ja millest tegelikult seisneb meie igavene elu. On teada, et doktor Karel on keegi kuulsast saksa arst. Tegi juba, see oli pärast sõda mingi aeg, 60-ndate vist. Tegi katse, võttis tibukoa südame, pani ta verelausesse, pani sinna külge 2 elektroodi, pani ta põksuma. Ja see süda tuksus seal lauses tal 35 aastat. Ta andis kirja toilit juurde, vahetas verd. Ja ta tõestas ära selle, et inimese rakud on võimelised pidevalt uuenema, isegi mitte uuenema, aga püsima noortena, kui vaja, siis uuenema igavesti. Ja miks siis praegu inimesed ei uuene, vaid vananevad? Tegelikult ma küsin veel ühe küsimuse. Ütleme, laps, 1-aastane laps, tema rakud uuenevad teatud aja tagant, mahurakud 3 päevaga, vererakud siin 125 päevaga, ütleme, luud siin 3-5 aastaga. Igal koel on oma rakkude uuenemise aeg.
see aastane laps uueneb ja uueneb inimene, kes on 92, tema rakud ka uuenevad täpselt samamoodi. Tal ei ole uuenemine tegelikult katki jäänud. Aga miks see inimene vana on? Laps on noor. Kui rakud on tegelikult mõlemad sama vanad. Küsimus, mida arstid ei ole kunagi vastanud. Ei saa toidet, korralikult toidet peale. Pääse peale energiat. Et katkeb energia ligipääs inimese eeterkehadele. Ja kui haitub energia, siis inimene jääb lihtsalt energiavaegusse, kõik lakkab toimimast. Sellepärast on oluline osa antioksidantidel, mida praegu inimesed eriti ei saa. Wifi, vaba radikaal, mürgid, vaba radikaal, alkohol, vaba radikaal, kuumtöödeldud söök, vaba radikaal, plastik tekitab igasugust statilist energiat, vaba radikaalid, kõik laeb maha raku energiat inimeselt ja kui inimene sünnib siia ilma ja tema rakulaeng on -110, -120 millivolti, siis inimene kaotab praeguses mugavuselus, heaolus iga aasta umbes 1 millivoldi oma rakuenergiast ja 60 aasta pärast on tal järgi -60 rakulaeng, -120 asemel, kumb on pool tühi. Ehk memm, kes tegelikult peaks seal sünnitama, 80 oli vanasti naiste parim sünnitusaeg. 100-aastane mees käis metsast palki välja toomas põla peal, üksinda, aga meestega. Alla 100 aasta lapse saamist võeti patuks. Kirikus oli Saara piibli järgi, ehk see Toora järgi, mis on siis piibel, Toora sama asi täpselt. Sünnitas 100 aastaselt ja kõik, kes on sünnitanud alla 100 aastaselt, on patused nagu piibel räägib. No. Näidake ma praegu inimest, kes on 100 aastane, kes käib kepita ja pole küür seljas. Ühesõnaga memme, kes on 60, jookseb vaevu järgi lapsele, kes on 1 aastane. Temal on kumb pool tühida veerem. Ja kuiva ongi see, et inimesed justkui nagu söövad, justkui nagu elavad, aga neil kumb võib tühjane, eriga kogu aeg aitab tühjeniku kohu. See, et meil on loodud usk, noh, ma põikan korra kõrvala ja kui inimene on muidu ühenduses algallikaga, universumiga, siis keegi hakkab meile tõestama, sest maha kukkus, siis järgib tõsi. Ja kui tuleb vahele keegi vahendaja, kirikupapi, mingine mufti, kes iganes enne rabi, hakkab pakkuma inimesele siis tuge, siis tema vahendaja võtab pool energiat ära ja inimene juba loovutab läbi uskude ja läbi igasuguse muude ajupeskude oma vähest lihtsalt nendele mustele sürkides teemalikke jõude maised esindavatele tegelastele, kes tegelikult inimest lüpsavad, püüaks tema eluenergiast. See on üks asi. Aga praegune põlvkond, ütleme, noh, juba siin aastakümmet tagasi hakkas pihta see aeg, kus inimesed on just elamas parimat aega, kapitalist, heaolu ühiskond. Me elame kõige paremal ajal, lugege eest, vaadake sobikaardist. Inimesed on, kõigil on kõhud täis, kõik on üles öönud, kõik, aga suur osa on üles öönud. Kõhud on kõigil täis, aga enamus inimkond on näljas. Kõhud on täis, aga rakud on näljas. Ehk siis inimeste toitumine on asendatud söömisega ja põhiline asi, mis siis siia on toodud meile sisse söögiks, on süsivesikud. Ehk siis suhkrus, mis siis kõik laustub glükoosiks kehas. Ja ega ilma, kui Euroopa Liit siin ei jälgi väga hoolega seda suhkruvarusid ja on siin nagu suhkru võtnud oma nagu ütleme monopolise seisusesse, Eesti maksis suhkrurahvi, kui läksime Euroopa Liitu. Ehk siis suhkur on üks väga, ütleme, tähtis kaubandusliik siin ja läbi suhkru on inimest juhitamas just sel määral, et suhkur paneb inimest tõgima, üles sööma ja inimesed on toitumisvajadusest üle läinud söögi nautimise peale ehk siis sellest söömisest, toitumisest, toitainete rikast toidust. Kes teab, mis vahe on toidul ja söögil? On siin uue? Räägi lahti või? Üks on see, et sa sööd kõhu punnid sööb üle. Teine asi on see, et kas sa saad vajaliku hulga energiat. Ma lõpetan lause ära siis, et ühesõnaga inimkond on lõpetanud söömise, toitumise ja
ütleme, keha talitseks vajalikus koguses toidu tarbimise ja hakanud siis tarbima sööki, mis on muutunud kultuseks, naudinguks. Selleks masendavaks eluks on vaja nagu leida mingine muu väljapääs ja sellepärast on inimene siis selle masendav elu asendanud söömisnaudinguga ja sellega ta siis nagu katab oma seda elu masendust, et ta muidugi sööb ja õgib ja võtab magusalt, sest hea maitsenud suudab kogu aeg. Ma tulin selle peale juhuslikult, kui siis läks lahti kanal ülevalt ja ma hakkasin mõtlema, et miks on meil 2 nime. Söök ja toit, paljud on kuulnud, aga ma kordan uuesti. Ma tegelikult sain alusest vene keelest, sest vene keeles on ka sama asi. Saate aru kõik enne. Soome keeles ma vaatasin ka, see on küll käändes on ja siin on sööda ehk siis süüa. Ravinto. Ja ravinto, olgu ravinto panema. Ravinto või ruokailla, ütleme käändes. No jah, ruoka jah. Eesti keeles on samamoodi. Jaa, noh, panen mõlemad. Jah. Näete, 2 tulpa. Üks tulp kõlab nagu hästi ja halvasti. Et noh, ma hakkasin vaatama, miks on, kindlasti on veel, aga lihtsalt noh, ei ole kõigis keeltes nii hästi kodus. Võib-olla Hispaania, Portugali keeles on ka neid asju, aga peab uurima. Hakkasin mõtlema, et miks on nagu üks on asi nagu taldrikud mõlemad ja 2 nime pandud. Ega need tegelikult tegelased, kes meil on ära vahetanud kõik eluteadmised, asendanud selle võltsiga, kes tegelikult on hakanud meid hävitama. Neid on teadlikult karmast ja sellepärast, kui kellegi hävitaja hoiatab ette, et ära söö seda, see on mürk. Aga võtke, see on mürgine, võtke, see on mürgine. Vahepeal ütlevad ka nagu välja, mis on, siis nemad on teid hoiatanud, see on mürgine. Nende karva ei puututa enam neid. Ja need, kes on siis läbi selle kuuldu kõige selle mürgi sõna vahet ära mustanud, see on nende oma karma nüüd, et nad söövad selle mürki ja haigistevad. Öeldi, et mürk on vahel, aga kuna see kõik see muu osa seal vahel on niivõrd võimas, et see pisike must sõna mürk, see lihtsalt sisse ära sinna, inimesed ei märka seda enam, sest süli jookseb ja tahaks väga süüa. Aga siit ma vaatasin, et keegi kaarpea on selle esitähe vene keelest ära vahetanud. Mis tähtsa esimene peab olema? Joo, jaa ikka. Jaa. Ja ta. Mürk. Ennast on isegi märk pandud, näete, et see on mürk ja see on toit. Kui ma vaata, ma käega mustikaga koos, ma koos mustikad. Mul on sigu külmas mustikad ja minu toiduvaru koosneb marjadest õhtest ja siin on õunamahl, õunapüree, sõstred ja mustikad. Ja ei ole vaja mingit praadi, mingit seakintsi närida kartuliga ega mingit jahurustiga, lihtsalt ei ole vaja. See on hea toit, räägime sellest pärast. Ühesõnaga, anti märku, et see on siis see, mis mürgitab ja see pitaed toidab. Soome keeles vaatasin ka sööda, peaaegu on siin vale, ma vaatasin, see D-täht ei sobi siia, mis siia sobiks? Kõik sellest B. M võib-olla sööma. Kõik see B-täht siia? See on söö. Lähk, sööpa, lähk. Ehk siis näete, jällegi anti märku pisika ristsõna enne, et noh, vähendage ära vahendada, siis saate aru, et see tekitab ähki kõik enne. Aga see toidab. Ja eesti keeles sama nagu skaal peale seal lihtsalt ühe tähe ette üle lihtsalt pandud. Inimesed söövad. Söögi õhtul kõht täis, kui hea telekas siia krõbistada. Punnisööga kõht, tuleb uni ka nii hea, väsimus saab peale ja ärgab hommikul ülesse. Kui vastik on olla. Suust haideb mingi rõveduse järgi. Keha on pool surnud, inimene loiab kohvimasina juurde, pane masina käima, tahaks keha käima panna. See on sellest öisest söömisest. Keha öögib pärast. See pole ainult öine, aga see on kõige parem näide. Nii et näete, inimkond on siis võetud ära toidu juurest ja pandud siis sööma seda ööki ja pärast seda öögi söömist siis inimene loodab, et ta keha ei öögi. Ja Peeter Esimene võttis ära siis inimestelt sellise väetoidu nagu amarandi. Amara oli vana vedelik surmali maranna. Teda ka nagu austati, et kõik marannad neil oli mingi oma eesmärk siin. Ja siis nad teadsid, et selleks, et
Summa-Jumala külastajaks oleks, oli vaja süüa avaranti, mille Peeter Esimene ära keelas. Hakkas inimesed kartulit panema sisse. Ühesõnaga, praegune inimene ei ole võimeline elama kaua sellepärast, et tema keha on lihtsalt umbes söömisest. Ja kui inimene nüüd peab ennast lihasööjaks, kes arvab, et ta on lihasööja? Kes siin üldse liha ausalt? Ma ei süüa. Ma söön liha veel jah, aga ma palju vähem. No kes aru saab, et see vale, minu lugupidamine. Aga ma küsiksin inimeste käest, miks inimesed arvavad, et on lihasööjad? Sest siin räägiti ja siin keegi ütles. Ja arstid räägivad need, kes ise haiged on. Kes käivad köhivad, nuskavad kogu aeg mingi kätti välja, kelle higi haiseb väga räigelt ja ma räägin välja häidetest, kus nad haisevad. See liha mädaneb sees. Liha mädaneb sees ja kes ta proovida, siis võtke, pange omale kuskile, kellele on selle kuivati. Pange sinna temperatuur 36 kraadi või siis suve, kui hästi valav on. 2 purki, pange sinna purki, ütleme, parim toit Eestimaal, nõgese taime, ütleme tükk. Ma tahan küll valguline ka. Ja pange sinna siis kõrvale liha, vaadake, kumb enam haisema hakkab ööpäeva pärast. Nõgese ööpäeva pärast ei haise. Aga liha haiseb väga räigelt, mädaneb sees. Ja kui inimene sööb liha, siis see liha on tema kehast kinni 36 tundi. Selle ajal mädaneb seal sees ja mis siis juhtub inimesega? Et kõigepealt vaheküsimus veel, et kus kohast omastub vesi? Ära ma ütle sõna. Inimene jääb vett, kus kohast vesi verd jäändub? Jäämesoolast, enne paraku. Miks? Kui ta enne ära läheks, siis inimesel oleks kõht kinni kogu aeg. Vesi viib selle kogu selle kaalimassi, viib sinna kuni parakuni, toob kohale ja siis lahkub verre. Kui see kaalimass mädaneb, siis verre läheb milline vesi, kirstide pähe, kusile pähe tundub. See ilma aega räägite. Kusi lähebki pähe, sest see veri, mis imendub läbi pärasoole verre, see läheb kõigepealt vereringesse, käib läbi kõik elundid, enamus 6% verd läheb ainult otse maksa. See muu esile kõik käib läbi kõik elundid, käib läbi aju ja kui aju saab virtsa vett, siis millised on mõtted? Virtsased. Ei saagi olla vaheline, see on loogiline. Inimene käib, kogu aeg on kehv tuju, mokk on allapoole ja käib, mõtleb, kus saada midagi magusat, et saaks siis tuju paremaks. Kuna seda kõike teati, siis 1936 Saksa biokeemikud, kes olid targad. Ma ei hakka siin pikalt rääkima sellest inimkloonimisest, aga valge inimene on ainult loovinimene ja kuna see valge inimene oli vaja ära viitada, siis terved laboratooriumid on selle nimel toimetanud ja kogu teadus tegeleb selle nimel praegu. Kui inimest zombistada, kartul siis on parim inimese zombistushvahend, mis umistab ära nii kõvasti inimese, see kartultärklis umistab ära veresoonet ja ajuveresoonet, ajuveresoonet on umbes, et inimene on zombistunud, ta ei saa aru midagi. Kartultärklis ei omasta üldse joomast. Soovitan kõik kartulipuudjad ja unustada ära, kartul on hea viskevahend naabrit loopida, kui naaber muusika nii kõvasti paneb mängima, aga suhu panna kartulit ei tohi. Nii et 1936 hakati siis laboris muutama pärmi ja saadi siis meie kandidaati kantsipärm, suurepärane pärm, mis kerkib väga hästi, hakati siis seda turustama, kes sai peab ju olema kohe, sai on nii suur poes enne, suurte kokku saada, siis läks utsukas enne. Pärm teetast hiiglasena. Ja siis 2 aastat hiljem Saksa propagandaminister Goebbels andis välja määruse, ütles, et seda esimest geenmuundatud asja maailmas, kandiidapärmi ei tohi anda Saksa sõjaväele, sest see jääb sisse elama. Ta on termofiilne, hävineb kõrgemal temperatuuri kui 500 kraadi. Leid küpseb kuskil 230-250. Et see pärm sisse elama ja hakkab siis parasiteerima. Ja kuna see inimese energiavampiirlus on siis mitte ütleme kehaline vorm, vaid nähtamatu maailmas tegutsev teemolik lain, kes ei hävita inimest, vaid hoiab teda nagu patareid. Ja kui see patarei saab aru, et ta patarei, siis ta keerab kraanid kinni, teemolik maailm nälga, kui see patarei on ära sommistatud, siis ta saab kogu aeg voolu võtta ja tema lihtsalt tiksub kuidagi moodi siin ja välja ja kui enam ei tiksu, siis
kirstuvad lahti, kirstu ja uuele külge ja hakatakse lapsi jälle võtma. Ühesõnaga, teemalik maailm ei oma käsi. Nemad ei saa midagi teha selleks, et inimesele nagu katki teha inimese aurat. Inimese aura on nii tugev, et sellest kaitsest nagu valgus on nii tugev, et see, mis puutub pimedusse, ei tule kunagi läbi valgusest. aga kui teha augud sisse sinna augudesse, lambid puruks teha, siis mõni koht ei valgusta enam. vaadake, auras on augud sees inimestel. sealt pannakse rondid külge inimestele ja inimesed kaotavad eluenergiast ära suurema osa nähtamatutele demonitele, oma vampiiridele. selleks, et omada käsi, selleks on loodud mikrorobotid, mikroobid. vanasti inimesed elavad igavesti, siis haigusi polnud. Inimesed ei olnud haigused, polnud parasiite. viirused ja mikrorobotid on kõik kloonitud demonike klaanide poolt, keda esindavad siis siin teatud rahvused, maised kloonid, Aadamast pärinevad tüüpi robotid, ehk siis poolinimesed. ja selleks, et inimest saaks juhtida, on laboratooriumis loodud siis käed, ehk siis maised kehastused, viirused, seened, igasugused ustnugilised. on, noh, ma arvan, et bussid on loodud. ühesõnaga, pärmseen on selline elukas, et ta läheb kehasse, hakkab nõudma magusat ja läheb inimese aiu ja hakkab juhtima inimest. inimese mõtted ei ole enam mitte tema mõtted, vaid on parasitide mõtted. ja kui keegi ütleb, et temale nii maitseb liha, temale nii maitseb see magus, tema tunnetab oma keha järgi, mida ta peab sööma, siis ma küsin selle peale, kes tunnetab, kes see tema on? kas see, kes räägib, on ju, või see, kes räägib tema sees? sest tegelikult, kes ei tea, et lihasöömine ei ole parim söök? enamus on seda kuulnud kõrvalt, ikka süüakse ennast. kes ei tea, et alkohol on väga kahjulik, ka juuakse? kes ei tea, et suhkrut ei tohi palju süüa, ikka süüakse? aga miks inimene, teades seda, et see kõik on kahjulik, jätkab seda tegevust? sest inimene on kaotanud kontrolli oma mõistuse üle. Pärmseen on haaranud ajus suur osa ajust ja inimesel on jäetud alles kuskil 6% ajust, millega inimene ei ole võimeline enam looma, vaid inimene on lihtsalt võimeline vegeteerima edasi. aga ülejäänud on kõik kontrolli all. selleks, et inimene ei muutuks vägevaks, et ta ei läheks siia tagasi. ja siis inimene on lõpetatud sööma. kõik see lugu räägib, et vanasti kütiti mammuteid ja siin noh, on nagu paljud rääkida, et aga mammuti 5-meetrise eluka ahk on mitte 5 sentimeetrit paks nagu elevandil, vaid paksem on. kuidas need päris maalased mingite odadega suutsid selle mammut maa lüüa? ma olen korduvalt mõelnud, et võtaks mingid 12 sellist väitet, miks Aafrikast otsiks üles üksiku isa elevandi. emased on karjas, isa on käib üksi ringi. annaks kätte odad, ütleks tead minge, võtte maha. õppige, harjutage oda viskamist ja täpsust ja kujutage ette, kui nad läheb pärjega selle elevandi juurde, noh, jooksu panema, piirata ümber, hakata loopima. üks on see, et läheb üle, saab meest pihta võib-olla tagant, võib-olla ei saa, onju. aga kui oda läheb elevandi sisse, onju, ta peab läbi minema 5 sentimetrist nahast. kui ta läheb 5 senti edasi, ta läheb läbi lihasesse, elevanti veel või? 10 senti läbistab, mis element teeb? ta on marru, ta jookseb inimesed kõik lodiks sinna ja põgenegi sellest elevandi eest, kuhu jooksite. Element ei saa küttida, saate aru odaga, ei saa. kord seda küttida mammutit, lõks tehti. peksa sisse. 5 meetrit kõrgel, kui suur augu pidi kaevama inimene või joh, kuristikku ajama. miks mammut pidi eest ära jooksma, et see kui tähendab kuristikku, ta jõuab ümber, jookseb inimesele lodiks. kõik on selline butafooria, et noh, ei ole olnud enne. ja miks inimene arvab, et ta peaks sööma liha? sest esiteks meil pole hambaid, meil pole küüsi. kiskjate soolestik on hästi lühike, sealt väljub liha 5 tunni pärast, enne kui ta mädanema hakkab. inimesel vegeteerub ta soolestikus ööpäeva. ma ütlesingi, et pange ööpäevaks ja sinna vaadake, mis häis tuleb. ja enamus inimesed on nii paksud pekised enne ja öelge, et nad on kiskjad. saatke metsa, keda kinni püüdma. kell nad kinni püüavad. saavad kätte ainult tigusid ja vardikaid saad korjata. sööge koht täis ennast. teised ja viime otsa ka enne, käisid seal oksaga ka. ühesõnaga, kelle teist on olemas umbsool,
see soov, mis on nagu üleliigne meil nagu. On olemas. Kas te teate, et ühelgi iskjal seda ei ole? See on ainult täiendüdülistel loomadel. Aga see on meil ka olemas. Kas me oleme erandid või? Aga üks järeldus nüüd sellest just tulebki, et inimene ei olegi loodud siis nagu lihatoiduliseks, kui on nii pikk see aeg. Hambad see on nagu ka ei sobi puhtalt ainult taimetoiduliseks. Hambad on ka jah. Ei ole kellelgi sellist kihvitisse neid on kaks nii, kaks naabidi on. Ühesõnaga, mis siis teeb? Inimene sööb. Ta on see magu on ja sööb ära siia ja inimene on, sa saad aru, et siia makku võib sisse loopida kõike, see on nagu mingine ämber, mis siis nagu hakkab kõiki seal hoides, täitub maavahraga ja kõik siis nagu imendub ja kõik laustub ära ja kõik läheb toiduks talle. Selle kohta juba üks Venemaa akadeemik Googlev, see oli juba pärast sõda mingi 60 aastatel, andis välja hästi põhjaliku, ütleme, teadliku toitumise teooria, mille järgselt talle taheti anda siis Nobeli preemiat, kui keelduti, ilmselt oleks nagu olnud siis nähtav asi, mis ta välja andis. Praegu ta topiti siia ülikooli kuskil riiulist ära see teooria, et kuskil keegi näeks sinna. Ta tegi katse, ta võttis kiskja maahoppe, kes on kuulnud seda. Ja pani kahte purki, võttis 2 konna. Ühe konna, kas ta siis elusa või lihtsalt toore konna, ütleme sellise keetmata konna. Pani ühte purki ja teise konna keetis ära, pani teise purki. Ja mis sai ööpäeva pärast? Mis te vastust? Toores nagu seedis ära. Toores konn oli ära haitunud, see mahopp oli hälune, aga geenkonn oli natukene pealt, nahk oli maha seal, ütleme, lagunenud ja konn oli alles. Sellega see akadeemik Google jõudis järeldusele, et sööki seedib mitte maamahvud, vaid sööki seedib söök ise, toit ise. Ja kui see toit saab nüüd kuumust, mis on kõrgem kui 54 kraadi, siis see toit kaotab ära fermendid. Küll kartuli lõhn on väga hea, kui see ahju on küpsetada. Väga hea on ju ja meelitus see on sööt. Tahtigi siin ette veel öelda. Siin on üks sõna veel, see on sööt. Mis see sööt on? See mida maksa konksu otsa. Kätte seda ka. Sööt on see asi, mis on ülikahjulik ja ülimaitsev, ülihästi lõhna. Sööt, et inimene sööks, siis kõigepealt pannakse talle sööta ette, siis ta harjub seda söödaga ära ja hakkab seda sööma. Seega see kõik, mis lendub kuumutades, see on fermendid. Ehk siin need samad asjad, mis siis on selles toores toidus, mis siis seda toitu lagundavad ja kui see nüüd ära keeta, ära praadida, ära hautada, siis ta läheb makku siia, jääks siia hulpima, maahappe püüab seda lagundada nagu ornaga, natuke lagundab ära ja kuna see mass jääb siis nagu seedimata, siis siin on 12 sõrmik, see on see piklikku. See siis hakkab siia minema, aga see elund ootab mitte selle seedimata massi, see elund ootab siia nüüd juba lahti pakitud toitaineid. Aga neid ei ole, kuna sööb ka seedimata ja kuna inimene on harjunud kõike kuhistama, terve õpetatud, et toitu peab närima, toit peab suus sulama. Nagu räägitakse, et toit on nii hea, et sulab suus. Ta peab seda süljastama. Nii hästi süljastama, et ta sulab ära suus. Amülaas-sülg on siis nagu luuraja, mis siis kaardistab ära kõik, mis suhu tuli, annab teada maole ja 12 sõrmikule. Siin on selline toitaine, kus on nii palju mineraale, nii palju aminohappeid, nii palju vitamiine. Olge valmis ja võtke ennast vastu enne. Nagu hotelli restautor. Särab ära, et kuulge, tuba teeb nii, et tuleb külaline, paneb tuba valmis. Ja kui inimene alla kuugistab, siis ta on süljaga kokku, siis söök on kuiv. Ja siis peaks, et alle läheks, siis inimene kuugistab vett peale, vähendab maahappe ka ära veel. Kui maahappe muidu 1,5, siis natuke maahapet ja palju vett. Ei tee seda mitte poole lahjemaks, aga ütleme kõvasti 3 korda lahjemaks. Nii et inimene jääb vett peale, siis maahappe ei ole mitte 1,5, vaid ütleme 5,4, 5,2. Selline happe ei ole võimeline seda sööki lagundama. Pildimagi. See port läheb siia ootele, läheb 2 sõrmikust sisse. 2 sõrmik vaatab, mis see on, mis ma teen sellega. Siit ei saa enam midagi võtta. Ja ta jääb 2 sõrmikusse seisma. Ehk siis siia tekib mingi punnik inimesel, mingi portsjoni kõhus. Aga inimene teab, et nälgida ei tohi.
iga, ütleme 3, 4, 5 tunni peab uuesti sööma, sest muidu tekib väsimus. Väsimus tekib sellepärast, et parasõgid said kõhu täis, tegid häda läks kõik verre, maksid paned täie rauaga, siis puhastab, tekib väsimus. Väsimusest üle saada inimese uue portsu. Samasugust oli siis uus ports tõukab tuleb uuesti 2 sõrmukest, tõukab vana portsu siis soolestikku. Nüüd see klomp on soolestikus siin. Ja kuna inimesed kogu aeg uuesti, siis on järgmine klomp. Klombid on siis soolestikus kinni. Vett ka ei joo, kõik on nagu ära kivistunud, inimesed joovad ja kõike muud peale vee. Kes joob vett? Teie joodte. Seal paljud joovad Coca-Colat, joovad mahla, joovad õlut, joovad liima, kohvi, teed. See ei ole vesi. Sellega ei saa pesta. Soolestikku. Paremad pesevad veega, autod pesevad veega, pesevad riided veega, aga ennast pesevad kohvi, piima, pesti, kefiriga ja mida kõik on. Ja see, kuna see kõik on siin ära klombistunud, siis inimesel tekib mis? Punnikõht. Kõht pundub, siin all on mester eesääre. Ja kui siin see kõhumass pärast soole koostust on inimesel välja tulnud siin 8 päeva portsud, kaalub kuskil 20 kilogrammi, ütleme, on olnud inimestel niimoodi, et kaalub pärast soole koostust kaotab inimene kaalu 20 kilogrammi. 3-4 kilogrammi kaob ära rasva, petkivine, aga ülejäänud see soole kõht saab välja, inimene käib 7 päeva järjest käib WC-s, kui ta pole söönud midagi. Kus see tuleb kõik? Sool hakkab enda sedimata pakke välja kõik ajama. Punn kõht kaob ära ja kui see 20 kilogrammi surub peale eesäärmele, mis juhtub eesäärmega? Verevarustus kinni. Eesääre enam ei toimi, arst enam posta oma loomad, annab tungraua. Tõstke see kaal üles poole, et veri ringi käiks, sest käepäev magades käsi sureb ära. Aga eesääre peale pannes suur massi enne, peaks elundi päeva, siis sureb eesääre ka ära. Loomulikult tekib paljud. Seega inimene siis sööb ja kui see liha nüüd on veel eriti kaua siin kinni, ütleme see on äärmuse juhus enne, kõige pole punnikõhte. Et mõni, kes ei söö nii palju, sellel on vähem portsa, ütleme 2-3 portsud ikka on. Me ütleme teha vähemalt ööpäeva kõhus, kuna ta siin juba ei sõidu ära. Järgmine asi, inimene on harjunud, et peab kõik olema alkoholrikkalik ja sööb siis kõik läbi segi. Aga meie magu siis ei ole mitte salgiämber, vaid magu siis ju vaatab, et kui mahku tuleb valk, siis magu eraldab hapet. Kui mahku tuleb süsivesik, siis magu hapet eraldab ja see tegelikult läheb seedimata, läheb läbi 2 sõrmikusse. Seal ta hakkab lagunema aluselis keskkonnas. Ja kui see nüüd on läbi segi pandud, siis on suur segadus. Kas siis panna hapet maale või mitte panna hapet. Ja sellepärast ei see tule ei üks ega teine. Kõik, mis on mittevalguline, läheb käärima, mis valguline läheb mädanema. Ja see on siis parimaks söögiks siis kellele? Mikrorobotitele. Meil on olemas pisikud, palju räägida, meil peavadki olema parasiidid sees, et inimesel ongi kuskil 2 kilo ja rohkem ongi sees parasiite. Mõtle, parasiit on see, kes on kahjulik, aga koostoimine pisik on see, kes on kasulik. Ühesõnaga meie seedepisikute roll on siis see, et nemad aitavad meil lagundada toitu selle maahappe ja fermentide kõrval. Teevad lõpude võrra siis lagundavad kiudainet, mis on seedimatu, lagundavad siis meie koostoimepisikud, kes tegelikult elavad soolestikus. Ja kui inimene sööb nüüd teist toitu, teist sööki, seda mis mädanäkku kuuvad ja mis on seedimata, siis see on parim söök mikrorobotitele ehk siis nendele, kes tegelikult juba on meile kahjulikud. Vahe on selles, et need pisikud, kes siis tegelikult on meil soolestikus loomuomaselt, nende elutegevusjäägid on meie toiduks. Nemad lagundavad tselluloose lahti ja eraldavad sealt mineraale, eraldavad sealt vitamiine ja eraldavad sealt veel aminoppeid. On aminoppeid, mis siis inimene suudab ise luua ja neid, mis inimene peab sisse sööma. See kõik pole niimoodi tegelikult, et me
loomulikult sellevisikud suudavad toota kõiki aminohappeid ja neil on vaja lihtsalt anda ainet, tselluloosi ja nemad peavad olema siis seal kohapeal olemas. Ja kui inimene sööb nüüd sellist sööki, mis siis paljundab mikroroboteid, pisikud ja mikrobid, nad on võimelised iga 20 minuti tagant paljunema. Ja sellepärast inimene kiiresti haigeks, et kui inimene tunneb, et kurk on haige, siis tal on 6 tunni jooksul aega kiiresti midagi ette võtta, sest 6 tunni pärast on see mikrorobotite hulk juba nii suur, et nad hõivad kogu keha. Paljunevad väga kiiresti. Ja kui nüüd toita siis nagu mikrorobotit, siis mis nüüd kehaga juhtub? Võtaks üle. Selle kohta on jutt 2 tunnist jätta. Loeb isa pojale muinasjuttu, et on hea hunt ja paha hunt. Et hea hunt teeb head, paha hunt teeb halva. Ja noh, see oli muinasjuttu, siis poiss küsis, aga isa, aga kumb hunt siis ikkagi ellu jääb? Ta küsis, kumbat hunti sa hakkad toitma, see ellu jääbki. Et kui toita pahat hunti, siis paha hunt jääb ellu. Kui toita head hunti, siis jääb ellu hea hunt. Ja kui inimene sööb kogu aeg kõdu mäda sisse, siis ta annab kogu aeg toitu sööki sellele mikrorobotite keskkonnale. Ja need loomulikult sellised isikud taanduvad. Kuhu nad taanduvad? Just sellesse samasse umbsoolde, mida siis omab taimtoiduline loom, mida ei oma kiskja. Läheb peitu sinna. Ja siiamaani need igasugused entsüklopeediad kirjutavad, et uskjätk ehk umbsool on siis arusaamatu otstarbega pisik 10 sentimeetri pikkune, ütleme, soolstik osa, umbmäärase otstarbega. Teadused on aru saanud, et see on pelgupaik meie loomulike sellisisikutel, kes põgenevad sinna peitu selle kuumtöödud söögi eest, mis siis toob kaasa selle mikrorobotite hullalise paljunemise ja kuna see käib võitlus, siis nemad lähevad peitu, et mitte hävineda sellest võitlusest, kuna neil pole süüa. Nemad on näljas ja kes on näljas, ka muidugi ei võitle eriti. Meie keha siis teeb kõik selleks, et pidevalt jääda ellu, et ta kogu aeg oleks siis eluvõimeline, kuid inimene teeb kogu aeg kõik selleks, et oma keha ise alla suruda ja hävitada siis inimese loomulikku eluhulgu. Nüüd see söök siis ei omastu ja see, mis ei omastu, see hakkab siis keha umistama. Mis siis juhtub? Ühesõnaga verre läheb siis seedimata mass, mis hakkab verd umistama ja kuna see mass umistab verd, siis ei liigu enam veri nii hästi. On palju asju, mis siis settivad veresoonteseintele, kolesterool, margariin, rafineeritud jahud ja need hakkavad siis takistama vereringlust ja kui need takistavad vereringlust, siis inimene hakkab külmetama ja toitained juba kohale, rakud hakkavad jääma nii hapnikunälga kui ka toidunälga ehk inimesed ei saa siis enam piisavalt toitaineid, rakud hakkavad ütleme, jääma nõrgaks kärbuma ja kuna kõhunääre siis, mis siis tegelikult peaks tootma hormoone, meil on siis elundid, mis toodavad hormoone, siis hüpofüüs, hypotalaamus, kilpnääre, neerupealsed ja kõhunääre ja suunäärmed. Nemad toodavad hormoone. Ja hormoonid on siis need ained, mis siis tegelikult majandavad ja ütleme, panevad käima kogu inimese elutegevuse ainevahetuse. Ja kui mingi hormoon on puudu, siis mingi asi jääb tegemata ja seega hakkab terve lonkama. Ja kuna toortoit on siis selline toit, mis siis omab fermente ja kõhunääre, mis on siis nagu valmis fermente tootma, ja ta neid toodabki. Aga mitte sellisel määral, et lagundada siis neid konna, mis seedimata jäi, kuumtöödud konna, vaid fermendi ülesanne on hoopis teine, mida inimesed ei tea, et inimesed ei tea, mis fermentki on, ensüüm inglise keelest. Ja tead mõtlema, kui küsida uuest tänava kelle käest küsida, mis selline ferment, enam seda teagi. Siis need fermendid on need, kes käivad ja
ja lammutad laiali elujõuetud ja surnud rakud, teevad ruumi uuele rakule. Et kui vana rakk, mis on surnud või on juba jõuetu, aga hoiab kohta kinni, ei talitse, siis elundite ja üldse keha elujõudus langeb. Nad on vaja eest ära võtta. Kui üks tool on väikene, logiseb, koliseb ja see ei saa enam istuda. Saalis on palju tool, mis kätki on, siis inimesed tulevad, aga istuda ei saa, tool on kätki. Mis teha on vaja? Paneme see juurtooli peale. Ei saa ju. Tuleb vana tool eest ära võtta, prügi ära viia ja uus panna. Ferment tegelebki selle vana katkis asja välja praakimisega, et ta uue panna. Kui me toome siia vana tooli peale uue panema, siis tekib puhi siia, tekib vähk. Keha ei saa toota uut rakku, kui eelmine rakku on eest ära võetud. Kui inimene sööb neid liha, neid kuumtööleid sööke, siis kus ei ole fermente, siis kõhu ääre paiskab kõik fermendid seedima siis seda sööki, mis ei seedu enam ise ja keha jääb noorendamata. Inimene hakkab varanema lihtsalt. Need rakud ei saa enam talitseda, aga neid ei saa ka ära võtta, kuna fermendid on kõik seal maas, soolestikus. Ehk siis kui inimene sööb kuumtööleid sööki, siis aju soolestik annab aju nagu märgu anda, et saabus määramata võõrkeha ja immuunrakud, makrofaagid tormavad soolestikku vaatama, kes tuli. Aga kuna immuunrakud on võimelised hävitama ainult elavaid mikroroboteid, viiruseid, ka amööbe ja seeni, siis nad vaatavad, mis see on mingi võõras asi, ta pole elav, nad ei saa midagi teha. Aga häire on antud, nemad on seal kõik. Ja see aeg, kui inimene saab kogu täis, inimese immuunsus on peaaegu nulli viidud, kuna kõik immuunrakud, mitte kõik, suur osa on keha pealt kokku koonutud, soolesti kokku võetud. Ja kuskil tuleb sisse nüüd mingi haav, siis mikroobide ja muude tegelaste armee saab vereringesse, seal pole kaitset, immuunrakud ei ole seal valvel, ei saa neid kohe maha võtta, hakkab kohe paljunema. Enne kui immuunrakud soolestikust tagasi jõuavad, on mingi koht üle võetud, on põletik kuskil mädanik juba. On juhtunud enne. Toortoidu peal ei teki ühtegi mädanikku, isegi põletikku, mitte kunagi. Ja kõhumäärmel on siis eriline roll selles, et alati kui inimene sööb magusat, siis mis teeb kõhumäärme? Hakkab tootma insuliini. Sellepärast, et see suhkur on vaja kuidagi moodi ära lagundada ja selleks on keha ette näinud insuliini. Aga kui kujutage ette, te istute autosse ja teil on seal tahomeeter. Mis siis see näitab pöördet, et on 1500 pöördet, 2500 pöördet, aga seal lõpus on 6000 ka ju kirjas. Palju on 4500. Aga miks te ei pane selle põhja, et ta põhjani läheks? Pange kaas põhja ja hoidke põhjastada. Vaadake, kas see on lõpus ikka väljas. 5000 pöörde peal. Hoidke niimoodi pea läbi mootorit. Mis saab mootoriga? Täis pööratud. Kulub ära kõigest. Keegi autoga tee niimoodi, mis kuule lõpeta ära ja hakkab mootorit lükkuma. Ma mõtlen, et pane mootoriga käik välja ja hoia kaas põhjast ära päeva läbi. Käia mootorit. Aga oma keha mootorit hea meelega käia. Ei ole üldse, ei ole küsimus. Kõhumäärega kogu aeg toodab insuliini. Sest öelge mõni poe söök, kus pole sees suhkrut. Pakendavat söök. Teate mõnda? Ma olen korduvalt rääkinud, et mul oli kass vanasti ja ma tahtsin kassile konservi osta, läksin poodi ja ma teadsin, et paraks füüsilislik koos ei või olla, kuna see hakkab kääri mädanema. Tekib mürgine jääk ja ma vaatasin ka konserve ja kõik konservid, mis olid lihaga ja suhkruga, saad arva. Ma hakkas kassid kahju. Ma ostsin koera konservi peale seal, leidsin suure pulg, kus ei olnud suhkrust sees. Aga inimestel pole kahju endast, pole kahju lastest, ostavad seda lihakonserve, kõik asju, mis on valk koos suhkruga ja söödavad sellega, mis söödavad oma lapsi. Maimukesed, võtke sööge kõhuke täis. Oli hea ju, oli maitsev, ei olnud pange suhkrut juurde. Oli maitsev, ei olnud pange veel suhkrut juurde. Põhirõhk on millel? Maitsev. Kõik kokad on õppinud koolis kokku soperdama häid maitseid. Aga nad ei saa üldse aru, kas toid kokku sobivad või ei sobi, see on ennast täitsa kuuma maa. Seega
tahtsin jõuda nüüd selle iva juurde, et kõhunääre tegelikult. Ja, väga kinni. Kõhunääre tegelikult ei ole ette nähtud selleks, et toota täis tammi peal ööpäev läbi kogu aeg insuliini. Ei ole selleks ette nähtud. Ta toodab veel teisi hormoone ka, kui ta toodab üht hormooni korraga. See, et kui kõhunääre toodab insuliini, setk ei saa kõhunääre toota kõige tähtsamad asja inimkehale. Tead, mis on? Kasvuhormoone. Sellepärast inimene ei noorena, ta fermente pole kehas, nad on kõik soolestikus ja inimesel ei toodeta kasvuhormoone, kuna kõhunääre on hõivatud insuliini tootmise poolest. Ja inimene ärkab, paneb kohe hommikul suus võileiva, mingi saiakese, mingi mille iganes enne. Ja õhtul enne kui magama läheb, siis kotlett hambus ja magama veel. Nii et kõhunääre hakkab varavalgest, hakkab tootma insuliini hilisööni. Ja tegelikult kui inimene saab ära nüüd õhtul enne magaminekut veel seal kotleti või võileiva, ütleme, kotletiga, saiaga vorsti kahet ole, üks liha kõik. Siis kui magu selle ära sõidib, selle lihatüki, ütleme, hommikuks, siis sai või see, ütleme, see moosisai, mis iganes, süsivesikas või see ära sõidub, siis läheb verre alles insuliin. Siis hakkab kõhunääre all selle insuliini eemaldama. Nii et kui inimene magab, siis see telumkond raskib meeletu vaevaga tööd, et seedida sööki ja kõhunääre siis eemaldab meeletu vaevaga kuni hommikuni verest insuliini. Inimene ärkab üles, aju on justkui puhanud, aga keha on täitsa väsinud. Keha on ööotsa rahmendanud. Nutale. Aga mis on õhtuti? Parim aeg restorani minna. Kes käib palju reisimas? Tropikas. Kui päike looja läheb, siis hakkab alles sööma orgia pihta. Kõik on selle peale üles leitud, ega päike paistab kõik on rannas ja keegi ei saa süüa. Nii et kogu inimkonna toitumis, ütleme, teadmised on maas alatud, ära varjatud ja tegelikult on nad siis asendatud õgimiskultusega. Ja see praegu näitab inimest siis mürgid, on ju. Poes on siis post sõitu. Kõik on mürgine. Kemikaalid, jah. Auto osakonnas on destilleeritud vett. Destilleeritud vesi on poeg. see on plastikust. Et praegu siis nagu näeme, siis inimest hävitab söök, on ju, kui ma rääkisin pikalt praegu söögist. Siis inimene ei joo vett ja kuna vett ei ole, siis need vähesed toitained, mis tegelikult inimene saab praeguselt nagu vaeselt põllupindalalt, kus enam ei ole peaaegu mineraale. Nad ei, esiteks kui nad ei ole koos kõik mineraalid, vitamiinid ja aminooped, siis nad ei omastu. Nad omastuvad kolmekesi koos. Kumbelus söögis temperatuuril +2 kraadi hävinevad vitamiinid. Kui inimene kõik ära keedab, ära hautab praegu, siis neid ei ole. Siis need vähesed mineraalid ja aminooped ei omastu, kuna ei ole vitamiine, mis annavad energiat, et see kõik üldse käima läheks. Ja siis söök siis hävitab inimesi ja praegu hävitavad mürgid inimesi, mis siis ütleme siin ei olnud veel enne mürke. Söök juba oli. Siin olid veedad, siin olid paganad, kes olid tegelikult üle võetud juba, kellel oli pandi lihakaussi taldrikusse, juba õpetati meid enam ka jooma ja nad hakkasid sööma valesti. Hakkasid kala püüdma. Sellepärast ongi see viga neil juba enne seda, kui kartul tuli üldse. Siin juba said inimesed kartulit, siit ära vilja. Siin inimesed hakkasid mürkesoolid sisse sööma. Ja siin on veel, nüüd on kaasaegne meie suure teadusavastuste ühiskondline. Siin on veel GMO, ma mõtlesin. Siin on Wi-Fi ja siin on veel aju, ütleme, kuidas seda võtta, meelekontroll kirjutama. Muusika, televisioon. Kes kuulab muusikat? Kasemuusikat. Ühesõnaga
see, et kartus ummistab seda, et alkohol võtab inimesed ära ligipääsu algallikal päranditele 6 kuuks. Üks pits alkoholi, üks pokaal veini sulgeb selle meie ligipääsu meie esivanemate pärandile, peen välja ja inimese loovus ja inimese teadvus läheb umbe 6 kuu pärast. Ma olen seda kuulnud ja minu oma katse on ka, kui tahate, ma räägin sellest. 2010 oma sünnipäeval, ma pidasin sünnipäeva seltskonnaga ja siis ma olin natuke vingine ja ma ütlesin nagu seltskonnale, et kuulge, et ma otsustasin, et ma aasta aega ei jaara. Pursti aega. Küsiti miks, et ma ütlesin, et ma tahaks ennast proovile panna, kui lihtsalt. No mis siis on? No jah, ega ma palju joonud, aga lihtsalt saunalaval sünnipäeval ikka jõid. Ma tahtsin lihtsalt nagu teenida oma meelekindlust. Ja siis ma selle välja käisin, mõtlesin nii kahju, et ta on sauna, kõik on õlud, ma ei saa enam juua. Ma lubasin, et selles keskkonnal näevad. Ma saan vaikselt ikka juua, keegi näeb. Petta ennast. Siis mõtlesin, et jah, ma ei pean vastu tegelikult. Ja oktoobrikuus on sünnipäev, teate, mis juhtus aprillikuus. Praegu on aeg. Kuu aeg hiljem. Kõnnin ja läksin loodusesse, kuskile sinna Nõmmega, kuskil ma käisin metsa vahel. Hingasin sisse, värsket õhku ja ma joovastasin. Kas tuikma sellest õhust? Milline joovastus tekkis, mõtlesin, et purju jäin. Millest? Värskest õhust lihtsalt ilma rahata. Nii mõmus joovastus tekkis. Mõtlesin, aga milleks vastu alkoholi? Raha maksta. Kahju, et mingi joovastuse eest, kui ma joovastun siin puhtast õhust, läks lahti kanal, lihtsalt hakkas tulema järgi. 6 kuud hiljem. Seega meelekontroll, muusika, praegused metallikad, praegused igasugused kaartid, skuutrid, Prodigid, igasugused Def Leppardid. Kõik laadid korrake kokku kodust ja andke ära kirbuturule või sinna taskuskeskusse. Kõik lammutab inimese ajusagedust. Ja praegu tuli selline asi veel mängu nagu elekter. Võtsin siia juurde saasterekter. Üks elektrijuhtmestik ka, mis on välja sees. Ehk siis, kui võimule tulid punakommunistid, ehk siis ütleme, need inimkloonid hakkasid tegema siis Tsaari Venemaal, Eesti oli siis, ütleme, juba sõjas enne see aeg, aga põhimõtteliselt puudutas nagu enamus seda veelalikku ala. Läbi koonderogaani siis nad hakkasid tooma saastelektrit majadesse, sest ennem oli olemuselekter. Ennem oli siis alalisvool, see mis ei pannud niimoodi, ei löönud inimese energia välja sisse. Nemad hakkasid panema siis vahelduvoolu, mis hakkas niimoodi pekspa sisse inimese energia väljadesse. Ja kui see ennem oli veel selline, et ta pandi 48 hertsi, mis siis oli inimese ajusagedusest natuke madalam, ta ei suutud seda purustada, siis nüüd kuskil mõned aastad tagasi sai aru, et inimese aju võngub 50 hertsi peal ja see pandi ka 50 hertsi peal. Et ta ühilduks inimese ajusagedusega, et lööks seda täiesti hästi. Muusika siis oli vanasti 432 hertsi. Ja siis harmoniseerus inimkudedega. Ja siis vaadati, et see muusika, ei oli kõlva kuhugi, nüüd pandi siis 440 hertsi. Mis siis lammutab jällegi inimene üht sagedussi. Ja isolis on keelatud see sagedus. Aga te kuulake. Tambar, mis läks mängima Iisraeli ja öeldi, et lubama teid mängima, kui te hääletate enda pillik ümber selle sageduse peale. Meil sellist sagedust mängida tõi. Ja selle sööki kohe müüda Iisraelis. See on keelatud. Mahehoop. Te sööge, vastalamp ka. Poest oske. Tee ka sa kõik. Kas saad aru, Kus Ivan? Et tegelikult muusikas omistab ja kui inimene paneb teleka mängima ja lihtsalt tegelema asjadega, siis ilmselt teadus on mujal, aga alateadus võtab inimese sageduse, läheb sinna võnkuma ja pärast muusika hakkab peast ketrama. On teada. Ja see asi, et alateadus püüab kinni kõik sasta, mis siis tuleb kõrvalt. Sellepärast on siin saalis on istunud, ma ütlen, et selle 6 aastaks, mis ma pidanud loema, et ütleme, et mitte siin saalis üldse kokku. Minu ees 3,5–4,5 inimest on istunud, kuulanud juttu ja kui vähesed on hakanud midagi tegema,
täna ma räägin käppu täis. Miks? Inimesed koogutavad kaasa siin, lähed koju ja siis kõik see meelekontroll suunab inimese jälle vanasse käidesmustrisse. Inimene paneb edasi sama asja jälle, sest ajus on pärmseen, meelekontroll, kõik sagedused tõmbavad aju maha ja inimene kuuletub jälle sellele meelekontrollile, võtta kotletti ja koolat, fraikartul ära ja söö see kook ära. Inimene ei saa midagi teha, lihtsalt ei saa teha. Ja läheb selle kõige õnge ja hävitab ennast teadlikult, aga täiesti alistunud. Sellepärast ma soovitan, et pange kinni kõik muusikakorvid, ärge kuulake neid. See kartige välja üldse, andke jälle sinna taskuskeskusse. Mõni zombi on õnnelik saama loodäreka võib-olla. Kõige maha. Ja ma soovitan ka tegelikult kasutada vähem seda asja. Telefoniga rääkida nii vähe kui võimalik. Nii ärge niimoodi palju väldi peal. Palju väldi peal. Inimesed ütlevad, aga nemad ei saa rääkida niimoodi. Kõik kuulevad, mis ta räägib. Ma ütlen, aga kui sina räägid, ma kuulen, mis ta räägid enne. Kas ma vahetad, kas ma kuulen seda ka, mis tema räägib? Ei ole vahetad. Et kui ta keegi kuuleb, siis minge välja, minge eraldi rääkige, aga mina kunagi vastu kõrva. Sest kuskil 15 centimeetrit on see väli, mis ta keeritab täielikult küpsetab läbi. Nagu mikroline ahi. Vaadake, pange sinna sisse kotletti, siis juhtub ja kuumaks sinna. See on sama asi, nõrgemalt. Kas on nüüd neutroonikat kasutada? Kasutan, ta vähendab seda. Aga kuhu seda panete? Aku peale. Aku peale? Ja nii parem see kana alla panna, et ta kriimustuks. Kui ta kriimustuks, siis ta ei toimu. Vähendab, aga päris nulli pane. Mis siin veel on? Siis on veel kosmeetika on ju, naistele. Moetööstus hävitab naisi meeletult. Ja ühesõnaga ma tahtsin rääkida maksast. Mis teeb maks teate või? Maksavad tegelikult ostar või? Mürkid. Jah, see, mis räägitakse, et maksupuhaste mürke, tõsi, aga maksuülesanne pole mitte mürkepuhastada. Maksuülesanne on toota sappi ja toota sellist ainet nagu kepaniin, mis oli või? Kepaniin on siis see aine, mis läheb sapi seest eraudub ja läheb siis koos sapiga läheb vereringesse ja tema noordab rakke. Ja kui see kõik on siin umbes, keha on kõik umbes seest, siis sapp ei jõua kohale veresoontesse. Ei tee veresooni pehmeteks nagu, painduvaks eesti keeles. Ja kui veresoontes on jäigad, siis sealt ka need kapilaaridest ei lähe nii palju verd läbi kui peab. Ja kuna see maksa eesmärk ei ole tegelikult algselt mitte vere puhastamine mürkidest, vaid selle sapi tootmine, sapi põide panek ja selle keha puhastamine, siis seda kepaniini sapp kohale viia saa ja üldjuhul sapp ei saa ka minna soolestikku, sellepärast et siin on see rämps sees ja inimesed, kes söövad palju sellist rämpssööki, liha, nendel on elust lahkudes, kes hinge omavad lahkuvad elust, kes on biorobotid, need surevad. Ma tead või? Inimene, kes on hingeline, need elavad igasti. Hinge läheb kehalt edasi. Kes on kloonitanud, need surevad ära. Meil pole hinge. Et inimene siis peaks tegelikult saama nii palju seda ainet sealt, et rakud kogu noorenevad, nagu see doktor Karel tegi katse. Ja rakud isegi ei pea mitte noorenema, vaid rakud ei vananeegi. Rakud püsivad noortena. Ja kui rakk tõesti vananeb ja kaotab oma jõuluse, siis sediment aitab ära selle raku ja keha peab uue raku asemele. Ehk me keha sees käib hästi vilgas tegevus selle nimel, et inimene oleks siis elus, oleks terve, oleks tugev. Kuid inimene, kes on siis kaotanud oma mõistuse, on teatud meelekontrolli alla, on siis tegemas kõik selleks, et võidelda tema oma kehaga
ja takistada kõike sellest, mis siis tegelikult loomulikult keha peaks talitsema. ja see kõik on siis ära pärssinud inimese loomuliku tervenemise võime. nii, tahaksin küll rääkida. Sul on üks küsimus. Vot enam ei ole, aga kui ma mäletan, et kui sõi palju ja just rasvast ja liha, et kas see on siis sapp, mis tuli, tuleb kibe kohe suhu või see maohappe? Kui sa sööd rasva, siis hakkab sapp eraldama kohe, sest nii viha kohe jah. on sapp jah. Ülihappesus, et kui sapi teedes on parasiidid, muidugi, ma ei pannud parasiiti kirja. kui sapis on parasiidid, siis sapp ei saa voolata sujuvalt, vaid seal ees on keegi, on seal ees ja nad teevad sinna oma kolde ja siis sapi põis on seal seda sappi täis ja siis tal surve kasvab, siis ta lõpuks surub selle sapi läbi sellest, läbi parasiiti kanali. Läheb sapp liiga palju korraga makku, ülihappesus. ega sapp muidu oligi nii hapet panna, ta lihtsalt on, tamm on enne. Vesi koguneb ja lõpuks on sureni suur, et tuleb tammi ära ja läheb korraga, et tekib koputusele. Äkki lööb, jah? Parasiidid. Ja vot, kui tahtsin jõuda, et siin inimesed võtsid, uuesti toidu juurde tagasi, toitu nii vähe, kui on võimalik ja nii palju, kui elutegevus vajalik. Inimesed sõid päevas ühe korra, ühe külatäie, ütleme 2 ära ja sellega nad siis terve päeva rammerdasid, tegelesid, liikusid ja oli väga palju jõudu. Ja siis selge see, et rohkem inimese keha on umbes, seda rohkem ta väsinud, seda rohkem ta koos süüa hakkab ketrama nagu alla inimest, kuna selleks, et saada energiat, sööb inimene uue portsu seda rämpsu, umistub veel rohkem ära ja sööb jälle uue portsu rämpsu. Ja kuna see kõik on seedimatu, siis tekib bilirübiin, mida arstid mõõdavad, sa hoid enam palju bilirübiini, seedimata ainet. Ja kui see veri on täis bilirübiini järelikult, siis hapnik ei jõua rakkudesse õigel ajal, inimestel käed surevad, jalad surevad, sooned on täis veel jama ka, rafineeritud jahujääke, margariini, plastmassi. Ja sellepärast on inimene umbes siis. Aga mis siis lahendus on? Et ma olen rääkinud mitu asja, esiteks on ainult toores toit, on päris toit, mahetoit ilma mürkideta on siis ohututoit, kuigi on nagu räägitud seesama professor Ugulev on siis öeldud, et mürgid on kehast palju kergemini välja viidavad kui kuumtöödeldud söögiollus, mis siis on selline kleepuvalt ahkem mass, mis siis on nagu palju raskem ja keha on sellega palju rohkem hädas, kui ütleme poest aga see poolest mürgist lõuna ostud, mida ma ka soovitan. Seepärast siis söögi keetmine tõigi inimesed kohe siia, näete. Palju inimesed kaotasid. Ja kuna inimesed söövad läbi segi kõike, siis kõik mädamed kõduneb sees. Kuna inimesed vett ei joo, siis ei jõua toit rakkudeni. Kuna inimesed söövad liiga palju, on keha umbes. Kuna nad ei omast asju, on nad pidevalt siis mineraalid, vitamiinid ja aminookide vaeguses. Ja kuna praegu inimkond on nii kasimata, et inimesed pole haiged ja sellepärast, et nakkus tuli kuskilt. Sellepärast, et nende immuunsus on, kõik on nagu, ütleme, ära kurnatud. Ja ümberringi on kasimatud inimesed, kes levitavad igal pool nakkusi, usse, airakseid ja muid elukaid, keda siis immuunsus välja viia saagi. Seepärast paljud, kes paastuvad, ma küsin, et paastute kellega koos üssidega, kas nad ka paastuvad? Nemad ei paastu. Nemad tahavad iga päev süüa. Järelikult, kui te neile seda rämpsu ei anna enam, nad söövad teid. Samuti mida mööbid aidraksed. Ja sellepärast paastumine on selline imerelv, et paastumisega inimene terveneb kõigest. Üks mees ütles, et ta teab ühte naist, arvutis, mõtlesin aega, et kellel oli vähk ja ta saadeti koju surema. Vähihäige on juba 4. aste, et
võtke oma kohvik ja minge koju. Noh, mis siis saab? Noh, 6 pärast vaatame. Saadad surema inimesena. Et see naine siis võttis oma kompsu ja läks kuskile Siberi metsa allika äärde, elas tal mingi annis ja jõi 60 päeva ainult vett. Mis sai? Tuli tagasi, tervena. Ühesõnaga, kujutage ette suurt kaubamaja, et te olete koristaja. Te lähete praeguse kellaajal, kui kõik töölt tulevad, no natuke varem, kella 5, lähete koristama sinna. Te võite hommikul koristada, võite koristada öösel, aga te lähete just kell 5 koristama. Kui mass käib, on ju, õuesel nõga ja kui püüte parandada ukse eest enne, jõuate ühte otsa välja, teedust on porin juba, juhatus tuleb, et pole koristamata, korista uuesti. Te ei jõua nii palju koristada, kui palju tuleb pista väga. Ja mis praegu inimene teeb? Keha teeb meeletud jõupingutusi, et sellest lägast lahti saada. Inimene topib sinna rohkem läga sisse, kui keha jõuab välja viia. Ja inimene sööbki ennast umbe ja kärrab sõna otseses mõttes maha sellesse umistusse. Seda ka. Sellepärast ma soovitangi, et esimene asi, mida on vaja tegema hakata, jätta välja kõik ebaloomulik söök. Kartul, teravili, piim, lima, nohu, köha, piim, teravili ka, kartul ka kõik. Kartumis solaniin mõjutab närvielundkonda. Kõik kalad, kõik hormoonidest ja antibiootikumidest küllastunud lihasabused ja lõpetada ära kõik kuhjuvad söök. Aga neid ju tahavad, mikrorobotid tahavad, ussid tahavad, ainulaksed tahavad. See on väga raske, selleks on vaja meelekindlust. Kuid kui palju ma olen näinud inimesi, kes teavad, aga nad ei suuda nagu murda seda kogu seda maatriksit, siis läheb aina võimsamaks ja inimene on kaotanud hinge, mis kaalub 20 grammi ühenduse ajuga. Ei kuule enam hinge, vaid kuulab kõike seda sodisid ja see on kaaperdanud inimese ajusid ja inimene ei juhi enam ennast ise, ta juhitakse sellist hävimist. See ongi selle kogu inimhävingu alem. Kui inimene suudab jagu saada maatriksist, suudab oma aju panna kuulama hinge ja tegutsema oma huvides, siis inimene juhib nii. Kes usub seda? Ma olen kindel, et nii juhtubki. Ja sellepärast kõik, kes ütleb mulle, et nad juba teevad midagi, kuskil pusivad seal, tegid juba puhastust, ma küsin, et kelle vastu ja millega ja mille vastu, siis inimesed teevad vastuse õlgu. Nad puhastasid ennast. Aga kellest, millest, mis elud, kõigi vastu korraga. Said 6 toodet kelle käest ja tegid läbi selle kuuri seal kuskil. Said 2 nädalat, 2 kuud, said mingid tooted enne ja tegid ennast täiesti puhtaks. Aga kellest või millest seda nad ei tea. Ja selge see, et sealt käivad ringi ja siis nad jälle külmetavad, said nohmu omama. Konditsioneer läks liiga külmaks. Ma küsin, kas see on vist puhastus, kui inimese immuunsus on nõrk. Järelikult on keha umbes. Järelikult on iga pool on mingid ravitsejad, kurud, teadjad, sellist nõustajad, kes kõik nõustavad. Müüvad inimestele igast tooteid, kuid inimesed ei tervene. Ei tervene. Ma käisin 5 talve särgi peal selle pärast, et näidata inimestele puusta punaselt. Ja minu tervemist ütlus ka toimib. Ma ei jäägi ühasse nausse, ei jää. Mul ei teki põletikust, no ei teki. Teen tööd, käed on haavatud, verised, munased, mingid teetamist pole olemas, ei ole olemas. Puhked seal faliiti pole olemas. Haigus ei ole olemas. Me oleme loodud niimoodi, et meie immuunsus on puhanud, istuvad nagu mingi turvameskond. Tuleb signaal, lendavad kohale, mehed võtavad maha selle sissemurde. Aga kui immuunsus tuleb võitlus nende mikrorobotidega siin, kus mikrorobotid, ongi mikrobid, nad on loodud. Siis immuunsus on kogu aeg lahingus ja kui nüüd tuleb veel mingi suurem armee peale, mingi tegelasi, kes ei peaks kehas olema, siis nad on ära kurnatud, nad ei jõua võidelda veel suurema hulga nende mikrorobotitega, kui nad niigi on juba hädas. Sest mikrorobotitel on kõht täis autorookastest kõtutusmõdast, nemad sellest toituvadki. Aga immuunsusel on nälg, sest vitamiine, mida aminoppeid napib, saias ei ole seda palju. Praegune söök on kõik suhkrupõhine, süsivesik, energia, bensiin. Aga autojupp ei ole, pahk on küll täis, aga jupid on vahetamata.
seepärast see praegune söömiskultuuritus, ütleme, kultus on teinud kõik selleks, et hoida inimese immuunsus madalal. Ja inimene kogu aeg toodab oma eluenergiast keda? Immuunrakke. Toodab immuunrakke, kulutab eluenergia selle peale, et hoida elus oma keha armeed. Kui praegu suuname kõik raha Eesti ründeväkke, mitte kaitseväkke, aga ründeväkke. Kaitsevägi tegutseb oma maal, aga ründevägi käib välismaal. Või kus Eesti need käivad? Afganistanis, Iraagis on ründevägi. Kui Eesti panustaks enamus rahast praegu ründeväkke, siis kõik sotsiaalsüsteemid, kõik need pensionisüsteemid, kõik kuus kokku, haridus, kuskil raha jätkus on. Raha maailm. Saad aru, aga see, mis on kosmos, mis sees on, sellest nii aru saa. Kui inimene panustab kõik vahendid, enamus vahendid panustab kaitsele, siis elutegevuseks energiat jätkama. Ja mida ta teeb? Ta teeb kõik selleks, et kogu aeg see mass siin elaks, keeks ja õitseks. Et need meie kaitse, kes võitlevad nendega, need kaitserakud, makrofaagid ja T-killer lekotsüüdid, et nad kogu aeg võitleksid. Ja järgmine asi, et inimene on harjunud sööma 3 korda päevas. Ta ei anna kõhunäärmel aega toota kasvuhormoone ja sellepärast ei kasva inimeste uued juuksed. Ma siin tükk aega ootan. Sain jaura ka, mis ei kasva. Midagi juba tuleks. Ei kasva uued hambad. Inimesel ei kaua ära hallid juuksed. Ega nastara kotsud vanadusega ei muutu nooreks. Sest kasvuhormoone ei teki lihtsalt, aga muu ei noorenda inimest kui kasvuhormoonid. Kumma poole veel probiootikumid on? Probiootikum ongi see kasulikud seljaviisikud, mis siis lagundavad tselluloosi ja sellest eraldavad välja veel vitamiine, mineraale ja fermente, mis siis meid toidavad veel. Nad on nagu, ütleme, lõpptootjad enne. See, mis juba järgi ei, selle lagundavad ära need samad probiootikumid ongi seljaviisikud, kasulikud. Kasulikud robotid. Ma tean, et see robotid on see, kes keegi loomd. Tegema neid midagi, mida kellelegi vaja on. Ja vahe on selles, et need mikroobide eluligus jäägid on mürgid. Nemad mürgitavad keha. Aga meie loomulike seljaviisikute eluligus jääk on meie toit. Saad aru, mis vaja on? Nagu 2 kreemi. Üks kreem on parafiinipõhine, mis siis määrib nahka, teeb ta nagu pealt rasvaseks, aga ta mürgitab rakke, rakud jäävad haigemaks, kehvemaks ja juba uuesti panema. Ja on kreem, mis on siis nagu looduspõhine, mis ei määri, vaid määrib ja raku toitma. Rakk saab tugevaks, nahk läheb ilusaks, kui kreemi vaja on. Aga hinna vahe 3-kordne. Inimene ostab seda odavat kreemi, jääb ostma. See nahk läheb aina koledamaks, mürgitab nahku kohe. Samuti söögiga. Inimene topib oma sisse sellist sodi, mis on kõige odavam. Ja paistab välja. Aga tehnika, riided, autod, korterid, maad, kõik on juhked. See paistab välja. Inimene elab kellegi teise jaoks. See naudingu kultus on praegu ikka põhiline. Väga üürika nauding, võtaksime. Ja üürikaseks. Ma küsingi inimeste käest, aga miks sa ütlesid seal sodi sisse? Nemad ütlevad, et elu peab nautima. Ma küsin, olgu, kaua kestab teie söömine ööpäevas? Hommikusöök, lõunasöök, õhtusöök. Ütleme, vahepeal läksime, kaua kestab kokku? Pool tundi või kaua? Hommikust õhtuni. Ei, see hetk ise. Hetk ise, ütleme jah, see pärast, et kõhu täis panna süüa vana putru enne. Maitse küll kõht täis enne. Aga ei taha vana putru, ütleme, kaaralbus süüa. Sööge toorest satab, aga rikku sööge täis, kõht täis on ju, nautige kõht täis. Ja maitset tahad saada. See maitse nauding, see on nii väike enne. Hommikusöök veerand tundi, ütleme, lõunasöök pool tundi ja õhtusöök veerand tundi. Inimene naudib tund aega, aga piinab ööpäeva. Kui siin nüüd seda naudiks on. Magab pahasti pärast enne. Ja naudib ka see, kui sa õpid nautima teist toitu, sest need mikrorobotid, nemad naudivad seda, mida inimene sööb. Seda saastoitu, saassööki. Aga loomulik seljavisik naudib seda toitu, mis on loomulik. Toorest toitu ja seda, mis võib-olla algul maitse. Aga pärast inimene harib ära ja vaatab, kui hea maitse on. Kui suus hoida
siis on maitset tunda, kui ta alla kugistab, siis võib-olla maitse ei löö kesile, neelab enam alla selle. Kulistab veega alla. ja siis paastumisest, et kui inimene nüüd kaob sellest sagist kõigest ja hakkab esiteks vähe toituma, ta piirab oma toitumise aja siis kuskil 8 tunni peale. Nii et ta ütleme hommikul kell 8 ärkab, joob vett, läheb tööle või läheb kodus, kell 10 hakkab toituma ja toitub ütleme kella 6-ni 8 tundi. See on siis kolmandik toitumine. Kolmandik ööpäevast toitub, 2/3 siis laseb kehale puhata, see kõik ära seedida, kõhunäärme puhkama hakata, kasvu hormoone tootma hakata, maksa puhkama hakata, elundid vastuksid. Siis inimene tegelikult paneb pidurit ja nagu nulli pidama, ta enam keha ei umista. Ta keha jõuab pikema aja jooksul puhastuda kui umistada. Tegelikult iga söök umistab, mõni vähem, mõni rohkem. Ega ilma räägite, et inimene toitub ju praamast energiast. Põhiline on energia. Ja kui inimene hoiab toitu suus, sülestab, siis saab inimene mida sealt toitust. Saab esiteks neid amülaasiga läheb kokku kõik, saab neid fermente hakkad lagundama ja sealt vabaneb mis? Energia. Kõik on energiast kinni. Miks ta tahab sooja korterit? Autol on energiat vaja. Pannakse vihta mida inimestelt? Energiat. Kõik on energia tegelikult. Ja kui inimene on nii puhas, et ta hakkab eetrist võtma energiat, eetrist mida pole olemas, siis inimese tegelikult toitmisvajadus kahaneb nii väikselt, et ta praktiliselt ei saagi toimuda. Hästi vähe. Ja see ongi see kunst, et miks nende Elivõi-tabelist võeti ära 2 esimest ainet, eeter ja newtonium. Kui teadus tunnistab eetrit, siis ta tunnistab prienergiat, tunnistab seda, et inimene on võimeline eetris olevaid osavälju kasutama ja looma lihtsalt kõike oma mõttejõuga. Kõik, mis on need püramidid, Peterburi linn, kõik, mis on iidamast tehtud, peenkunstini värgi, kõik on tehtud kuidasmoodi mõttejõuga. Kui ei usu seda, ärge uskuge. Ja selle kohta vaata Cyberpapisteluu. See on see praeguse ja uus meedium. Nüüd on ta juba surnud, aga me teame, jah. Aga millal see võime umbes ära kadus? Kas see kadus... Siin seda polnud enam. Siial ei olnud. Nad olid paganad juba. Siin on võeti üle. Ehk siis nemad veel said. Ma räägin väga ajaloost. 180 aastast lasti alla esimene 3 kuust siin maa peal. Ehk siis Leiast esimene. Lasti alla, inimesed olid ettenägelikud. Nad lahkusid hüperborealt, tulid mööda Uraali mägesid, tulid siia Siberi ja Venemaa aladele, pärast läksid Indiani välja, Lääne-Euroopasse ja igal pool Kleopatra, Põhja-Aafrika, kõik oli valged inimesed. Ja nad nägid ette, et see juhtub on ja siis olid kosmilised sõjad, lasti see kuu alla, tekkis suur uputus, hüperboreaalist põhja, Tatsiseks põhja, aga inimesed, kes olid mägedesse läinud, ei teldu. Kõik kuulus üle sellega, suured uputused olid. 300 aasta eest sõjad jätkusid ja siis lasti alla teine kuu, oli siis Fata. Tekkis jälle suur uputus ja see uputus on siiamaani näha, et paljud linnad Kesk-Venemaal ja Euroopas on lahti kaevatud, kus on 5-6 mõtteid mudakihta, all on terved korrused järgi veel enne. Miks ehitati maa alla terved korrused ja kaeti mudaga, saadi kokku mingi hunnik muda kuskilt enne ja võeti kinni. Selge see, et seda pole teinud inimene, seda on teinud loodus. Ja kui lasti kuu alla, siis inimkond hävitati ära nii suures osas ja ennem elas naabel 25 miljardit inimest. 25 miljardit inimest elas ja kõigile jagus toitu. Miks? Sest liha söödud, lihatööstus puudus, sest lihatööstus võtab 15 korda rohkem maakera, kui võtab tavaline taimetoit. Saate aru või? Kuhu kaob loodus? Kes sööb liha hävitab loodust? Sest soja põld on vaja, vaadake, mis toimub Brasiilias. Piimetsad hävinevad, sest soja on kasvatada, miks loomadele vaja on. Pool kilost sojast ja pool kilost lihast läks kõhu täis mõlemad. Aga selleks saada pool kilo liha kulub soja 15 korda rohkem. Siis kui palju rohkem on põldu teha, rohkem kütust kulutada, rohkem saastet, rohkem mürke panna, mürgitada kõike ja ühesõnaga meeletu hävitamine. Ennem olid, võin öelda, et enamus paremaid vilju, toitumaid vilju maa pealt ära hävitatud või peitu pandud. Kelle poolt, teate, ma hakkan nimetama.
et Hiinas oli vanasti ligi 8000 sorti riisi, järgi on jäänud vist 12 sorti. Filipiinidel oli mingi seal 2000, järgi on jäänud 20 sorti. Ühesõnaga, näidi ainult riisisordist. Ja vanasti olid maa peal viljapuud, sõstrapuud, mustikapuud, kus kasvasid suured marjad. Kujuta ette, kui inimene võtab ära 2 suurt torusuurt mustikat, saab puu täis. Neid enam ei ole. Praegugi on tabel olemas, kus on palju viljad, mida pole kuulnud, seda tabelit pärast saate. Vaadata vilju, on inimesi, kes on sellised seemned ja küsis, mis vili see on. Ära võetud neid. Inimesed olid korilased. Maad ei haavatud, keegi labidat maasse löönud. Maa hingab. Kõik kasvas, korjasid ja inimene ei orjanud põldu. Kultuurid vanasti. Siin meie memmetaadid olid vaesekesed, olid põlluorjad. Tagumik püsti rohisid kogu aeg. Siia juba loodi kultuure, mis olid väetid. Nad ei suuda rohuga koos kasvada. Neid tuleb poputada. Põlvili maas olla kogu aeg rohida. Vanasti ei olnud niimoodi. Ja need, ma ütlen, et kui te leiate varusorte, neid, mis olid veel siin või varasem aeg, nüüd järgi, siis võtke neid, nad panete umbru sisse kasvama, kasvavad seal ilma rohimata. Neil on see kõik ära võetud. Ja inimesed sõid väga vähe, paasusid, jõid vett ja liikusid palju. Praegu inimene liigub vähe ja sööb palju. Lümf ka ei tööta, lümf on kinni. Lümfokanalisatsioon ei lähe välja, vaadake minu salvesest lümfist. Ja kui kanalisatsioon ei liigu, siis inimene ummistubki ära ja kui ta ummistab ära veel kõigist söögist, siis lihtsalt ei olegi võimalik nagu umbes kehaga talitseda, sest maks täidab hoopis teist ülesannet, neerud täidab teist ülesannet hoopis, kõhunaari täidab teist ülesannet kui peab. Ja kuna inimene kogu aeg masenduses, kuna tegelikult on kindlasti tehtud, et soolestik on täitsa omaette elundkond, mis ei allu ajule, aju ei saa soolt sundida. Aju saab ainult sundida seda, et ta ei pane suu asja, mida ta teab, et ei tohi panna. Või suu kinni ära võtta lihtsalt. Aga soolestik talitseb oma suudu. Inimene on koomas, siis soolestik toimib väga hästi. Käi-jalad ei liigu, aga soolestik toimib. Seega tegelikult siis soolestikus on võimalik toota endorfiine. Kuna serotoniinist suur osa tegelikult toodetakse soolestikus ja kui soolestik on umbes, sinna tekib kartulist tärklisekile, kuna see ei omastu, tekib rafineeritud jahust, see kleepuv jahukile, gluteen on veel eraldi, mis kleib, rafineeritud jahu kleib eriti hästi, vaatame klepekasena. Kui ta on rafineerimata gluteen on üks asi, kui ta rafineeritud on, siis ta on topeltliin nagu. Seal on margariin, plastmass, mis on muudetud võiks nagu, täit plastmass. Nii et tegelikult soolestik on umbes siis 8 päeva sita portsa. Siin ei saa enam serotoniini toota. Inimesel on masendus. Mis nii teeb? Magus aitab, alkohol aitab. Inimene hakkab sööma magusat, hakkab toitma siis tarbesent ajus, kelle kaudu siis see peenmaailm, kes oma käsi hakkab juhtima inimest, kuna nemad mõjutavad mingit energiavoogudega neid sunnivad inimest tegema seda, mida inimene tegelikult tegema hakka. Ja nemad mõjutavad ka neid mikroroboteid. Nad nagu 5G-ga. Praegune 5G hakkab mõjutama inimese mõtteid, teada. Ta ülevõtke mõtlemida. Suunata tegema inimese seda, mida inimene tahab teha. Sama teevad kehatud energiavampiirid läbi nende parasiitide inimestega. Katse tehti Venemaal. Võeti pustakas. Ühendati tema selja peale kiip ja ajuga. Näha oli kohe, pisike selline muhkuri seljas on ja pisike kiip. Ja öeldi, vaadake, siin laua peal on pustakas. Ja laua peal joonistasid joon, kõver joon. Läksid sellest seda. Inimene vaadake, praegu me juhime arvutiga läbi kiibi, paneme pustaka käima mööda joont. Ja see pustakas pani mööda joont. Võtavad kiipur sellest. Ja see on 5G. Ma ütlen sellepärast, et põgenege linnadest, põgenege, siin tuleb 5G järgmine aastal. Hoidke kinni oma ruuterid, tehke lahti ruuteri siis, see oleks pooleks tunnid, kui te lähete arvutisse 8 tunniks, pange need kinni ruuterid, et kirjutage naabritele, hallo naabrid, et kui te kasuta oma ruuterid, pange need kinni. Te ei pea huugama ööga läbi. Ja
üldsegi oleks hea, kui inimene elaks külmavalgel, et ta saaks uuesti kätte selle kosmilise võnke, mitte ei 90 Hz ei lööks ta sisse kogu aeg ja kogu aeg lüüstiks tema aju, mis tegelikult siis ongi nõrk ja võimaldab selle meelekontrolli üle võtta inimese aju, mis siis takistab ühendust hingega ja suunab inimese sinna, kui inimene tegelikult minna ei taha. ta teeb seda asja, mida ta tegelikult ise kunagi ei teeks. Rääkimata alkoholist ka. Mis siis teha? Välja murda raamistik, saad aru? Ma olen aru saanud, et ma üksi veini olen nii palju välja murd, tagasi õppunud ja välja murd ja noh. Ma tean, kui raske on, see kui ma olen jõudnud, ma olen väga palju sealt välja rabelenud lihtsalt õhtu tuleb söögisu, mida teha? Meelet isu on. Küsige enda käest, kellele isu on. Kas mul on seda vaja või talle või neile? Ja kui te suurete sellest isust üle olla korduvalt, teil on 8 tundi möödas, 10-st 6-ni, kell on 6 läbi, kõik ei söö enam, aeg läbi. Siis saab väga aru, et tekib uus harjumus, aju hakkab aru saama, et on uus harjumus. Ta hakkab muutma harjumust ja ta saab aru, et õhtul enam süüa ei küsi. Ta on harjumus ja nemad küsivad. 2 koos toimet ja inimene läheb. Ja kui nemad küsivad, aju ütleb, et mis asi, ma õhtut ei söö, ma olen harjunud sööma. See on palju kergem. Ma vaja sellest raamist välja saada. Õhtul, mis aeg on ööaeg? Kell 12 öössel tulevad välja tondid ja hakkavad kollitama. Aga tunda, see ongi teemonite aeg. Öösel toituvad teemonid, parasidid. Sellepärast mausalt, kui tahate süüa hommiku poole, ärked üles, tahate süüa puuvilju, toituda puuviljadest. Ainult hommikul, võtke. Hommikul on verinäljane, omastab kõik ära. Pärast lõunat enam, mul on see lomber sööma. Mul on seal puuviljadena. Ei tohi süüa. Ja kui inimene saab aru, läheb sellest rütmi, et hakkab toituma siis hommikul puuviljad, lõunal valgulised, korra rohelust ja õhtule siis ütleme kakavakest, kas siis sööb midagi rohelust. Ja üldse meie põhitoit, teeme selline põhitoitame. Rohelus. Mitte umbrohi, nagu jälle meile loetati, vaid väerohi. Söök on poes, see umistab. Nagu vene keeles ka, sarnjak, sarit, umistama. Meil on mõistad ära vaetatud. On väesöök, on väerohi ja umsöök. Ja meie põhitoit on rohelus. Nüüd hakkab kevad, palju õnne teile. Minge korjake nii palju, et jaguks järgmise kevadeni. Järgmine on siis alles puuviljad. Siis tulevad juurikad, aedviljad, pärast tulevad seemned. Ja kõik see muu asj, mis siiamaani ei ole suhu pannud, see kõik prügi. Laske oma kehal puhastuda ja ärge omistage teda ära. Siis tekib ka värgi energia. Rakud ei ole kogu noorenema, uuenema ja inimene saab selle energia panustada kohta oma loovusesse, oma hingearengusse. Aga seni, kui inimene võitleb kohe komistusega, parasititega, seni kaua inimene teeb ainult taudi käiku ja ainult areneb. Usub teadust ja arvab, et tema lagi ongi siin kuskil. Ja kui inimene on siin, läheb arsti juurde, öeldaks vaadake passi omale. Passi vaatame. Vaadake taldrikusse omale, aga passi vaadake. Inimene on just nii vana kui koosanud taldrik. Või nii noor. Ja sellepärast, et sellest raamist välja murda, ma pakungi välja selle, et kui üks inimene teeb ühte asja, siis tal on üks energia. 2 inimest teevad. Ma olen kuulnud, et see võimaldab 7 korda. 3 inimest, võimsus on 49 korda suurem. 4. Aga 45 inimest teeb korraga koosust. Tekib ühisväli tegemine, tekib võimekus. Ja kui te teate, et me täna õhtul kursusel ütleme, täna me paastuma, et kas ise mausalt on, või lõpetame lõunaks söömise, kõht koriseb, raske paha hakkab, paha mürgid, kes seda paraselid ja mürgid. Kust inimesel paha hakka. Siis te teate, et te ei saa üldse väine süüa, kui kõik muud 44 inimest ei söö. Saad olla tekib kohustus. Kas tõesti siis teevad kõige nõrgem, et te olete järgi oleks, et nasite kodus keegi näe. See on enda rütmine. Sellepärast ma räägingi, et me saame välja murdusid ainult
rühmas koos ja läbi tehes põhjaliku puhastuse, tõrjudes need tegelased eemale meist, kelle keha oleks hästi vähe sõltuv nendest ja vähendada seda muid terrorivahendeid meie ajule. Et kui me sealt välja saame, siis tegelikult inimesed, kelle tahan on raamatut ja kes ei söö soomistavad sööki, ei ole võimalik enam soomistada. Tahan teema olemas kõik. Miks valge inimene on loov? Tema juured ulatuvad enam kui miljardi aasta taha. Miljardi aasta taha esivanemad tulid siia maale. On ürikud, kus on need tulnud välja ajaloogu, mitte ajaloogu, vaid minevik. Ja meie esivanemad on pannud eetrisse üles kõik teadmised ja inimene, kes on andekas, ta pole andekas mitte sellepärast, et tal mingi anne on, vaid tal on lahtine kanaval. Ta on elanud palju elusid, ta mäletab tema hing mäletab tema tegevust, ära õppinud selle, mis ta on meelde jätta, selle, mis ta on õppinud. Sellest ongi andekas. Ja kui inimene on alkoholi ja paneb sodika kinni oma kanale ja siis ta anded kaovad ära, ta ongi ehe juurvili. On nagu elav, aga aju pole, ma mõtlen. Pole loogustama. Nii et ma ütlengi, kõik, kes arvavad, et neil pole aega, neil pole raha selleks, et kaasa teha kursust või midagi teha, siis ma ütlen, et seda aega kunagi ei tulegi ja raha ei tule ka kunagi, sest inimene, kes on umbes, tal pole loovust, tal pole energiat, ta ei suuda luua väärtusi ja sellepärast tal jääbki kõik elus saavutamata, kuna ta lihtsalt kõik kordub ja kordub ja kordub. See käitumismuster nagu ei anna tal august välja tulla ja mingit võimalust. Ja kujutage ette, kui te hakkate veel tegelema mitte kolmandik toitumisega, aga vähetoitumisega. Vähetoitumisega eesti keeles ma nimetan seda nagu ainutoitumine. Inimene võtab ainult puhvilja, võtab ainult õunased. Tahate looma, homme sööge ainult looma. Tahate süüa kaalikat, sööge kaalikat, ärge peeti kõrval vangeline. Tahate teha salatit, siis rohelus on võib-olla peab vaatama lihtsalt, et tahaks valguline rohelus ja siis tavaline rohelus. Et mida vähem on toitu, selle parem ta kõik omastub, sest mida rohkem on kokku pandud erinevaid asju, seda suurem segamudel tekib ja seda raskem on maal seda lahti arutada ja ära seedida. Kui inimene lõpuks vähendab oma toitumist kolmandik toitumise peal, siis veerand toitumise peal hakkab tarbima toitu 6 tundi päevas, pärast 4 tundi päevas, vahemik, keha kogu aeg puhkab. Kasvuhormoonid kogu aeg toimivad ja noorenevad keha. Ja pärast hakkab paastuma. Hakkab paastuma siis üks päev nädalas vähemalt paastub. Kui pole kehas parasiite, siis paha ei hakka. Kui mürke pole, siis paha ei hakka. Nõrkus see tekib. Ka pära paanika peast, söögipaanika. Et söömad tulevad, et inimesed tekib hirmu kohe. Nõrkus tekib ja kohe hirmu tekib minest. Läheb jälle sööb. Omistab ennast ära jälle. Ja lõpuks inimene saab aru, et ma siin tegin viimati nüüd eelmine lõpetasin, olin 5 päeva söömata. 3.–4. päev tekib siis sihuke kergus. Ja 2 päeva tegin kuivpaastuga. Kuivpaastuga eriti ma rääkisin sellest, et tekib kõhtu vaakum ja saab mürgid kõik vaakumid tõmtakse soole ära. Kuivpaastu ei saa kohe teha, kuna sool peab tühi olema. Kui sool on täis, siis kõht jääb kinni. Vett ei ole enam ja lihtsalt skaalimass jääb soolde kinni ja pärast tegema kristiili. Sellepärast on võivad teha 2-3 päeva tavalist paastu. Neil peab tegema 8 päeva paastu, kelle siin on põhimõte, et kõik välja peaks teha. Siis saab alles teha seda kuivpaastu. Sellepärast ma pakun ka välja, et me hakkame tegema kursust, me hakkame tegema muutmade toitumist, tõmbame kõik selle rämpsu välja ja paneme paika toitumise. Siis me hakkame tegema baasusid ja hakkame tegema siis meele kontrolli harjutusi, et inimene hakkab siis nagu tegelikult mõtetega looma oma tegelikkust. Me oleme nii võimsad, et me loome mõtetega tegelikkust. Ma räägin teile joogist. Minu joogaõpetaja Mooses Maiman rääkis lugusid, tegin joogasest, rääkis alati ja ta rääkis lugu Indiast, kuidas üks noormees läks ükskord külast eemale, inimestest eemale puhastuma, kuna inimeste aurad segunevad ja kui ümberringi rämpsu inimesed, siis inimene kunagi ei saa puhtaks, kuna see rämpsne energia, rämpsu aurad kogu aeg haaratud endasse. Ja ta läks nagu mägedesse siis, et saada nagu pühakuks, puhtaks saada. Ja siis jutt temast jäi nagu kestma ja kuskil mingi 55 aastat hiljem, niimoodi
öeldi, et kunagi läks üks noorus mägedesse, et seal on näha öösiti tulukest ja kaugele mägedest, vist tema seal on. Ja siis üks järgmine noormas mõtles, et oi, et nii huvitav, et kuna kohast on tulnud seal on mägedes, et ta võttis selle mehe üles. Ja läks, hakkas minema ja siis oli kohal jõudnud seal 3 päeva pärast. Jõudis siis selle mehe juurde, kes oli juba seal nagu küpsisaas mees. Istub seal siis ja ütleb, et no tervist, et ma tulin külast, et kuulsin sinust legendi, et ta mõtles ja et oi jaa, võtta istet, et hakkas talle siis teed pakkuma, aga ma räägin teile teist ka pärast. Ja siis küsib, et no mis siis siia tõi, on ju. Ütlesin, no ma tulin sind vaatama, siis ütleb, no muidugi, kui inimene ei lähe ise mäe juurde, siis mägi tuleb inimese juurde. Ja mis seal juhtus teate? Hakkas ragi pihta ja suur kalju hakkas nihkuma. Siis ütles, stopp, see on sulle. Saate aru, Marti Juust? Kõik, mis inimene ütles, kõik teostus. Kõik. Inimene oli nii puhas. Piibel räägib sama, jah. Piibel räägib sama. Inimene on nii puhas. Ja see tähendab seda, et inimesel mõttejõud teostub, aga praegune inimaiga, mis? Kahvivärdik. Pange kahvivärdik, vaadake, mis ta teeb. 5 sekundit näeb nööri, 6 sekundil juba lõmab see papima, läheb 9 sekundit on siin juba enne. Inimese aju põrkab ühes kohas teise enne. 3 sekundit on üks mõte, siis 6 sekundit teine mõte, inimene ei suuda keskenduda ühe asjale. Ja kui ta puudub võime keskenduda ja korduvalt mõelda, pikalt mõelda ühte asja, siis ei saagi kunagi luua loojaks. Ja selleks, et ta seda teha ei saaks, selleks on meelekontroll kõik. Kogu aeg suunab inimese üllad mõtted rentssesse tegema rämpsu. Ja kui inimene seda ei harjuta, siis ta kunagi oma meili oma kontrolli alla ei saagi. Ja kuna ta ei saa oma kontrolli alla meili, ta saab kunagi oma keha puhtaks, toitumiskorda. Ei hakka kunagi loojaks. Ei jõua kunagi välja. Tahaks küsida. Tähendab, ma olen teinud ühepäevaseid neid paaste, aga õhtu ikka niisugune peavalu tekib. See on ihan must. Sellepärast me teemegi puhastusi, me ei hakka enam paastuma, ennem on vaja hakata vett jooma. Vesi küll välja veesaustused mürgid. Siis me hakkame keha turbutama kõigepealt, et keha saaks näist tugevamaks, siis me hakkame võitlema parasiitidega. Parasiit ei lähe välja, nad hakkavad vastu. Hakkad eritama mürkaineid, jälle mürke. Tugev peavalu. Hakka puhastused pihta, sest keha pakib mürgid, mida ei jõua välja viia kuhu kohta. Alla, tselluliid. Vaadake näkku inimestel on näost eluliid paljudel. Kõik käivad, näos on mitte voldid, aga nad on punnid ennast, nagu kobruline. Rääkimata, mis kannikate peal ja reite peal inimestel. Mürgid kõik. Voldid on kõik mürgid. Ja kui inimene hakkab paastuma, keha rõõmustab, mürke tule, hakkame välja pakkima mürke. Kujutage ette, et seal on väljapääsemine, siin aknaid ei ole. Inimene elab seal ees toas, tagatuba on tal nagu prügila. Konteinerid pole ja kõik mis järgi jääb, taha tuppa tuuaks siia. Aastakümneid toob. Ja siis tuleb küll, keegi ütleb, kuule, kas sa tagatuba ei taha ära koristada? Kuule, võiks küll, hakkame koristama, ma aitan sind. Aga kus ta välja viib seda kõik? Läbi elutoa. Ja mis juhtub elutoaga? Määrib ära selle. Kõik see laba, mis tagatoas haiseb mädaneb, tuleb läbi elutoa välja viia. Samuti on see, kui inimene hakkab paastuma, siis hakkab alt see mürk verre minema uuesti. Vere kaudu välja viia. Aga kui veri läheb mürgideks, siis inimene mürgaks, hakkab seda tahaks. Sellepärast ongi vaja hakata pikemada vett jooma, visika puhastama ja vähem sodi sisse panema. Et keha tegis võimalus vähema sodi sissepanekuga rohkem välja viia. Loogiline. Kui rohkem sisse panna ja vähem välja viia, siis ummistumine jätkub. Sellepärast ongi see kõik see eelpuhastus, pärast tuleb see ettevalmistus, siis tuleb lahing parasiitidega, kes hakkavad vastu võitlema, hakkavad sunniva inimest tegema seda, mida nemad tahavad. Sellepärast ongi vaja nagu siis koos energiat, et inimene hoiaks ennast kinni. Võt ei söö õhtule kõik, ei söö kõik. Paha on ju rohkem vett. Ta on vaja läbi murda maatriksist, siit rasta välja. Arusaamast on kohe rääkinud, et inimene, kes istub teemal taldrikus, ta võtab energiat, vaatab inimene liigutaks, et jätab natuke alles talle. Aga kui inimene ütleb, et nüüd mulle aitab, ma olen välja enne, siis teemal ütleb 6 ajad enne lõpp kahvliga tagasi taldrikusse. Et inimene ematab tagasi, jääbki taldrikus. Sellest ongi seal taldrikust välja hüppamine, nõuab enese ületust. Üks ja päini seda teha, kes hakkama saab. Ma ei näe ühtegi inimest, kes siiamaani oleks suutnud seda kõike, mida ma rääkinud, nagu läbi teha ja niimoodi elada.
mul omaga ka huvitav siiamaani veel. saad aru? ja teest, kui inimene tarbib kuuma toitu, kuuma teed joob, siis ta ei pane kunagi näpu kuuma udru sisse või kuuma tee sisse, kes paneb? Kõige aura peal, tahate panna, kõrvetab ära näpuga. aga mis teeb inimene oma maoga, kus närve pole? alati, kui inimene joob seda, mis aurab, mis on siis kõrgem kehatemperatuurist, mitte temperatuurist, aga ütleme sellest temperatuurist, mis hävitab vitamiine. see kõik hävitab maorakke ja inimene kõrvetab iga päev ära nende maorakud, kõrvetab nad surnud. ja magu kulutab, keha kulutab meeletut energiat pärast igat kuumsöögi söögist, pärast kuuma söögi söömist, kuuma joogi joomist, et taastada maorakke, mis õnneks taastuvad paari päevaga. ja inimese eluenergia kulub ära selle peale, et inimene kogu aeg pidama üleval armeed, kes hävitab neid ja taastama siis kogu aeg maorakke ja siin veel teisesse ka, mis inimene ära hävitab oma söögiga. saad aru või? ja me tahame elada, kas me elame, kui me energia kulub ära kõik nagu tühja tähe peale. kas sa said aru sellest asja igast, ma räägin? ja saate aru, et praeguse elu juures ütleme põlvkond, kes on minu vanune onju, arvestage sellega, see unustage ära. kui ta sellest välja lähe, siis unustage ära selle. kes elasid siis, need inimesed, neil oli elu vundament hoopis teine. Nad elasid maal, nad tegid kaevuvett, mis oli vesi, praegune siin on veemoodi asi, siin on Sapoletto on veemoodi asi. kõik füüsikalised, keemilised omadused valet, kõik. keha peab vett feedima ja muundama, kulutama energiat, et vesi omastuks. ja kui inimesed ütlevad, et nemad joovad vett 3 liitrit päevas, ma ütlesin, et väga kahju, et sellest pool liitrit omastub teil ainult. 2,5 jookse otse põida. sellepärast, et kui keha hakkab seda kõike vett omastama, ta kulub meeletut energiat, ta peab seda vett tegema peeneks. vesi on karel ja molekul on liiga suur. peab seda muutma aluselseks. ehk siis kaotama kehast naatriumi, kaaliumi, magneesiumi, kaltsiumi, sammutama ära enamus hambaid ja luid ja elukandi. keha ei saa seda teha, sellepärast ta laseb see vee otsa põida. vanasti inimesed toitusid oma aiamaal ja neil oli WC ka oma aiamaal. kõik, mis tuli WC-st, pandi aiamaal tagasi. mineraalide ringlus ei kadunud ära siit ringlist. praegu inimene käib WC-s, kuhu läheb mineraalid, ei lähe enam põllu peale tagasi. merre lähevad. ja sinna pannakse juurde nii palju mineraale, aga ära võetakse nii palju. ja sealt on järgi jäänud käppu täis. kordan jälle, et viimase 50 aasta jooksul on maailma põldudel keskmiselt ära kadunud. ei, mitte 50 aasta jooksul. viimase 2000, no ütleme jah, et mingi 40 aasta jooksul on ära kadunud 57% magneesiumist, ainult magneesiumit. aga 100 aasta jooksul on ära kadunud mingi 85% mineraalidest, enam ei ole mineraale põllu peal. on mürkainet seda saanud. nii et ei olnud wifi't seal ja ei olnud ka voolu neil ei olnud paljudel, küünavoolu läheb. liiguti palju, tehti palju tööd, lümf kogu aeg töötas. lümf toimib ainult, kui inimene liigutab, lihas jõuab lümf tööle ja kui inimene ei liiguta, siis lümf ei toimi. jäägid ei lähe välja, variatsioon tuleb umbes. inimene, kes jääb pikali ja maha, tekib lamatised, sellepärast et tal lihased ei suuda liikuda, lümf ei puhastu ja kõik hakkab läbi torude vahet välja tuleb inimestena ja lamatis. nii et me ei saa enam öelda, et me elame sama kaua. kui elas meie veel vanaemad ja kõik kes iganes. sest meie elukeskkond on hoopis teine. ja linnas on inimene haaratud siis sellesse naabrite energia välja ja kui naabrid on ütleme debiilsed, alkohoolikud ja mis iganes, siis inimene paratamatult debiilistub nende keskel. siin ei saa teha midagi. üks mees Novosibirskist läks haiglasse. ta ka elas seal nagu loorslikku elu. tal on see pendel, ta mõõdab oma energia välju hoovides. vaatab aura siis seal, aura pilte, tal läks, aura läks lillaks tippudesse. ta oli täitsa puhas. tuli 8 kuu pärast tagasi korterisse Novosibirskisse
läks oma korrusmajja, hommikul mõtles oma aurat, oli tumepunane. Aluses tšakkas. Nullist täitsa, nagu need zombid kõik ringi. 8 kuu puhastumine ühe ööga läks nulligi. Korterelamus. Saad aru? See on siis surnuaed. Siin inimene siin ainult areneb. Sellepärast peaks olema eramajadel ka 2 maja vahel vähemalt kuusekk, et see naabrite energia ei tuleks, kui kõrvuti ei tuleks nagu teie maja sisse. Ja siin vaadake, mis see kõrval on. Ja kui te olete tööl keset seda zombikarja, siis te paratamatult ei saa mitte kunagi oma väge nii puhtaks, et olete oma ette. Sellepärast teil ongi vaba tuju, teil on kogu masendus, sest ümberringi on inimesed, kes on kõivatud parasiitide poolt, on haaratud sellest zombi maatriksisse ja nemad paratamatult tõmbavad teid nagu sooga, nagu vaakumiga tõmbate endast põhimõtte energiast. Siis peres ei saa ka, kui mina üksinda teen, teised ei tee. Nii raske. Leika auks sees kogu aeg. Sul on paadid auks sees, sa kühvald võt välja, aga sa jääd kühvaldama. Ma juba võtan ette neid kommentaare, kui ma lähen, et ma nüüd proovin uuesti. No ma vaatame kaua sa nii sattu pead. Sellepärast ma soovitangi, et kui võimalus, siis põgenege selliste abikaasade juures, kes siiamaani röötsevad. Ma Jaaka ema juures ma põgene kuhu. Ma saan sellest aru, aga ma räägin neid, kes saab enne. Kui te kaasa norstab perret ja röötseda, siis ei jätnud seda maha. Hakkame koos. No mis mina väga vana elan, ongi. Kas on mõtet nagu, ütleme selle kooselu nimel, et mehel on vaja elada mehega, kes ei tahagi muutuda ja lihtsalt on naisel on nagu selleks ergavampiiriks. Et 2 tundi peaaegu. Jah, kaamera mul apreisime, aga on küsimusi. Tahtsin amarendi kohta küsida, kas Eestis ka kasvab, mis loom see on? Tead, ma olen teda maha pannud, aga ma olen hiljaks läinud. Praegu ma nüüd panen maha nagu purki. Ta on selline suur lill nagu. Tal on ripuvad õied ilusad. Kas ta on mingi matsa? Põõsa moodi. Ta on nagu matsa moodi. Neid siia maale vähe veel on. Leht on nagu matsast. Taludes, vanades taludes, mõnel pool ma olen näinud. Aga kuidas sa seda sööd? Väike valge tera, mis sa teed seal? Et raputama, sa paned rikku kõik. Kõik see on rikku. Ta ei lähe nagu veest, ta ei lähe, ma olen proovinud ligundada. Ta on närida. Iga seemet tuleb ära närida. Kui sa sööte maasikaid, liigimarju, sööte sõstreid enne. Iga paar sööte seemet. Inimesed kugistavad alla kõik. Seemed ja seemed ära saate aru. Nad käivad läbi, nad umistavad, tuleb välja kõik. Seemed tuleb üks aal läbi närida. Kui sööte neid pisikesi seesamiseemed ja liigimarju, vaadake kõik väiksed seemed. Närige neid 5 minti. Närige kõik katki, siis on teie omastus. Ja kui te panete rikku, see on kõik pehmed. Peame taas õppima nagu toitu suus hoidma, sülestama ja sulandama, siis ta hakkab omastama. Saame kätte saada energia ka lõpuks. Muidugi üks asi on veel hingamine, inimesed ei oska hingata. Neil puudub oskus hingata niimoodi, et nad võtaksid seda eetrist praanat ehk seda energiat. Kuna see hingamine on inimestel pandud kõhu põhiseks. Kuidagi moodi see muudetud, et see üle kõhuga. Et peaks hingama hästi aeglaselt. Et energia jõuaks nagu välja minna. Aga ma ütlen nii palju, et eetris on tursoonväljad 10 kuupdesimeetrist. Tursoonväljas on nii palju energiat. Kujutage ette pisikest publikus, et selleks saab ära kütta terve maa. Milline piiramatu energiaallikas. Ainuke, kes siin ligi pääseb, on inimene. Sellepärast on need teemonid, kellele tuleb ligipääs sinna pidamas inimesi nagu lambaid. Et lambad ja põgenevad pärjamaalt on ka okastraad ette pandud. Põgenema hakkab saab sarakat. Kes seda kardab, see jäägi see pärjamaa tükatavaks. Seepärast ma ütlen, et on vaja saanud lihtsalt aiast läbi joosta. Massiga lambavari läbi jooksis ajast enne. Kes tugevamad on nad eest, saad sarakat enne lõuvad aia maha ja kogu hari paneb järgi, tema läheb viimase järgi. Sa saad rõõmust ka sinna. Aga kui te tahate sinna istuda, lasta ennast pügada, siis tee ka seal, istuge edasi. See on kohutav, mürgitamine. Ma nägin talvel, see oli kusagil, vaata Venemaalt näitab üks dokfilm oli täitsa šokk, et see Argentiinas, kus kasvatatakse neid lihaveiseid. Sellel, nagu meil siin olid need lennukid väetiseid külluvad, sellel lennukid külluvad hormoone särumadele, need ruttuga. Ja siis näitas, need veised on nagu kulturistid.
Brasiilia ka, ma olen käinud, seal on inimesed on, ütleme niimoodi, et on värdmoondunud. On väga vaadata neid. Apteek on apteeksid kinni, inimesed on nagu koledad, lühikesed, kuidagi urodlikud, noh. See on see rahvaste segamine ja nad on Ameerika kultuses, McDonald's, Coca-Cola ja GMO on seal nii populaarne kõik. Ütleme eeskätt venukas. Eks see vist on üldse sellepärast. Ja üks saade oli ka just, et rääkis, et IQ on 30% langenud juba 100 aastaga inimestel. ja vot ma tahtsin öelda, ja see on suur tänu, Mati, et ma olen öelnud, et sõnaviirused. Mis see on? Oot uuestasest. Jälgige oma kõne käända, jälgige inimeste jutte. Need on väärsõnad. Need on väärsõnad, need on halva energiale sõnad, mida inimesed kasutavad päevad läbi. Kasutavad seda alateadus, kõik püüab kinni need sõnad. Ja kuna seal on kõik halvad sõnad, siis alateadus loob halba sõnad vastu, loob halba tegelikkust. Ja inimesed arendavad ennast, peavad ennast samatuteks, räägid, et on halb mälu, et on halb tervis, et neil ei õnnestu midagi. Ja kuigi neil just kõik kõrvust nagu mööda, kõik taoletub alateadusse ja kuna inimese loomisvõime pole kuhugi kadunud, siis inimene loob tema oma sõnade ja tema poolt kuuldud sõnade taustal loob tegelikkust ja kuna valitseb igal pool see sõnaviiruste keskkond, siis inimkond on läbi sõnade pandud tegema halbu tegusid ehk endid ja kõike hävitama. Saad aru või? Vot see ongi see, mida ma hakkan tegema, et me peame läbi teha kursuse, me peame õppima uuesti mõtlema ja kontrollima oma mõttetegevust niimoodi, et me suudame enda häid mõtteid säilitada mitte ainult 5 sekundit. Ma olen tugev ja terve, ma tugev terve. Mis oma tööst teha on? Sitt jälle, sitt peal. Ütleb, ma mõtlesin tegelikult, et ma olen tugev ja terve. 6 sekundit juba läks juba mõte mujale ja hakkas jälle kätlema sitt peale. Siis küll ma ringin sittu. Vot sellepärast läkski see mees kindlasti metsa minema, et see aru sellest, et sellest samimassist oma eemale minna, et mitte kuulata nende sõnaviiruseid ja mitte sellest alateadust umistada, mis hakkab pärast ketrama, nakatub ja hakkab ketrama halbu sõna. Saate aru, mis asi on? Püüdke mõelda päev läbi ja häid mõtteid. Hommik ärkad üles, ma olen nii võimas ja vägev, ma olen terve ja ma olen loov inimene ja käige ringi päev läbi. 6 sekundit on kõik kadunud ja mõtled jälle, oi, trahvides meil seal raisk jälle. Ei vedanud mul jälle. Ei vedanud, no selge, järelikult parem kirja ei vea. Värindab ju loo veel lõpuks. Mees läheb hommikul tööle, et sa madalal pooled tund ja läheb jälle bussi ja buss on jälle täis rahvast enne. Mees trügib bussi sisse ja vaatab. Raisk, jälle see vastikbuss, jälle need vastikud inimesed trügivad sinna raisk. Jälle ma sõidan sinna vastikule tööle, kus vastik ülemus raisk hakkab jälle mind kamadama. Ja meie taga on meie kaitseingel. Paber käsutatud. Jälle sama mees, jälle samad soovid, aga paneme kirja täidame.